vaatan korraks. Nii. Nii, tere tulemast järgmisesse taskuhäälingu osasse. Seekordseks siis külaliseks on meil Siim Kellner. Tänases ütleme siukses jõuluepisoodis, mis meil on täpselt siin enne jõule. Siimul on ka vastav, ütleme, välimus enne jõuluhooaega habeme näol, ütleme, ja selle. Kui sa pead kuskil, Siim, jõulude all kellegile, ütleme, kas sa oled jõuluvanaks käinud kellegile või? Ei ole, aga mul on see aasta esimene võimalus. Ma arvan, et sul on võib-olla lihtsam ka mingis mõttes või ei ole või? Või tegelikult vist ei ole, sellepärast, et sa pead ikka fake beardi sinna peale panema või? Tegelikult ei pea. Ei pea või? Ma tean, et on olemas see spreivärv. Okay. Valget värvi spreivärv, et kui sa lased selle endale pähe ja habemesse, siis su juuksed nagu lähevadki valgeks ja nagu spreitad ära ennast nagu. Okay. Et see oleks autentne, aga pigem siis sa näeksid välja nagu mingisugune, ta teeb halliks kõik, ta ei tee valgeks, vaata. Sa näed välja nagu mingi selline vana mees võib-olla, näed võib-olla mitte kõige meeldivam välja selline ühiskonna tegelane, mitte jõuluvana. See tundub ikkagi veits hullem variant kui see, et panna lihtsalt fake beard. Sa pead pärast seda huinamuinat hakkama maha ka pesema ja 100 häda, vaata. No mina panen fake beardi, jah. Ja. Mõttetu repliik. Lähme edasi siit. Aga ühesõnaga, räägime natuke lühikese intro, et kes sa oled. Et mina, kust mul see praeguse taskuhäälingu ideele tuli, oli see, et paar nädalat siis tagasi Eesti Kulturismi Fitnessi Liidu koolitus oli Zoomis jõu- ja hüpertroofia arendamise metoodika. Ja ma isiklikult olin nagu väga vaimustuses sellest. Ehk siis see, kuidas see 4 tunniga, mis materjali sa Eestiks kokku olid pannud ja see, kuidas sa seda suutsid ka selle 4 tunniga nagu edasi anda, et see oli nagu väga äge ja ma julgen väita, et see on Eestis, ütleme, siuke esimest korda ma näen nagu sellist taset, siis ütleme just hüpertroofia, ütleme, ühesõnaga, meid võib päris palju erinevaid inimesi kuulata, et võib-olla hea, kui me defineerime ka mingid asju, et hüpertroofia on siis, ütleme, puhtalt siis lihasrakkude suurenemine, lihasmassi nagu suuremine, et lihasmassi arengu mõttes see koolitus, mis sa tegid, oli nagu minu subjektiivsel arvamusel üks nagu kõige kõvemaid, kus ma Eestis olen käinud, siis mitte keegi minust ei ole siukest materjali kokku pannud, läbi töötanud. Et mis mu võib-olla küsimus ongi see, et kuidas sa üldse nagu, et sa oled põhimõtteliselt üks nagu korralik hüpertroofia frukt pead olema, et siuke materjal läbi töötada ja kokku panna. Et nagu, kuidas sa üldse jõudsid sinna või mis see teekond sinna oli? No ma arvan, see algab sellest isiklikust huvist peale, eks ole. Et me kõik mõtleme üksteise peale või esiendi peale, et millega me nagu tegeleme, siis nii-öelda me kõik tegeleme millegagi, eks ole. Ja ma arvan, et sellised huvitavad asjad võib-olla sünnivadki siis, kui inimene on millestki väga huvitatud ja ta teeb tööd, eks ole. Et ühelt poolt, et inimesed võib-olla võivad ju tööl käia mingeid ülesandeid teha, aga kui need ülesanded on nagu nende jaoks sellised mitte meeldivad, eks ole, sa teed neid sunniviisiliselt, eks ole, siis see ei ole võib-olla nii nauditav, aga ongi, et kõige ägedamad asjad, ma arvan, sünnivad siis, kui inimene on selline, mõnes mõttes selline töökas usin ja ta teeb seda asja, mis ta reaalselt huvitab ja siis nagu sünnivadki sellised asjad. Et kui kõva nüüd see koolitus oli, mul on hea meel kuulda, et sina niimoodi selle kohta ütled, eks ole, aga samas seda kui vaadata, näiteks ega otsus on ka selle kohta päris hästi rääkinud, eks ole. Võib-olla ma olen lihtsalt toonud natuke selliseid uusi lähtekohti või seletuspunkte nagu sinna juurde, eks ole. Ja see pole ilmselt minu vaimu sünnitis, vaid materjal, mis on nagu mujalt võetud, korjatud targemate inimeste poolt kokku pandud, et alati on mõistlik endast targemate inimeste materjali omastada seda nagu kokku panna. Aga kus see nagu alguse sai, oligi see, et see on tegelikult ülikooli materjal. Tegelikult alguses sai seda hakatud kokku panema selle eesmärgiga, et siis kehakultuuri tudengitele üldkehalise ettevalmistuse didaktika aines siis nagu seda jõutreeningut nagu tutvustada. Ja kuna seal on selline ikkagi aine, eks ole, et seal on päris pikalt
selliseid kohtumisi, rääkimisi, siis sai see jõutreeningi osa ka päris pikk, eks ole. Ja noh, kuna see jõutreening ja hüpertroofia, ta on nagu väga lai, eks ole, ta on põhimõtteliselt üldkehalise ettevalmistuse põhi, et ta on universaalne. Kõikidel on nagu vaja seda. Et vahet pole, et oled sa seal sulgpallur või kabetaja või mingisugune intensiivsema ala tegija, et kõigil on seda nagu vaja, mõnel lihtsalt rohkem, mõnel vähem. Ja siis nagu saigi seda koostama hakatud. Ja noh, siis kuna ta on niivõrd universaalne, et siis teda sai tuua ka igale poole mujale ka, et see jõu arendamine, hüpertroofia arendamine, kulturismis on kõige rohkem esindatud, ongi see peamine selline fookus seal, eks ole, aga teistel aladel ka, et ta sobib nagu igale poole. Ja siis sai suve jooksul sai ta valmis tehtud 2 kuu jooksul, eks ole. Ja siis nüüd sai see lahti räägitud selles mõttes, et niimoodi see asi nagu alguse sai. Ütleme, kas sul tekkis see ülikoolis, ütleme, selle aine andmise, see võimalus sul tekkis? Kas sa jäid kellegi silma või sa kellega suhtlesid lihtsalt, et kuidas see lüli seal vahel nagu oli? Sellega on väga lihtne, et küsi ja sa saad. Niimoodi ongi. Et ma arvan, et inimesel peab olema piisavalt peale hakkamist, julgust avaldada oma soove ja kui sa oma soove avaldad ja sa oled asjalik, siis su soovidele ka nagu vastatakse. Et ma arvan üleüldse, et inimesed võib-olla on natukene mõnikord võib-olla pelgavad võtta ette suuri selliseid ülesandeid, tegevusi, kartes, et kas sellega nagu näiteks hakkama saab ja nii edasi. Et loomulikult, et kõik asjad, mis mina oma elu jooksul olen teinud, ei ole olnud nii, et ma ei muretseks või ma ei kardaks, aga samas ma usun seda, et sa pidevalt peadki ennast nagu tagant tõukama. Sa peadki panema ennast sellisesse mõnes mõttes nagu kaose keskele, et sa võib-olla ei saa aru, mis toimub, sa oled nagu GPS, et üritad orienteeruda seal seda maailma enda ümber, eks ole. Aga kui sa paned ennast sellisesse keerulisse protsessi, eks ole, siis sa arened ka. Et sa põhimõtteliselt otsisid nagu, tõenäoliselt sa teadsid ka mingis mõttes, et sul on olemas võimekus kokku panna see materjal, need samad erinevad autorid, see materjal kokku panna ja seda nagu siis ütleme esitada ja siis sul endal oli huvi selle ala vastu, sul endal on huvi selle materjali vastu ja sealt tuli ka see huvi, et okei, ma tahan ennast panna ebamugavustsooni ja ma otsin selle võimaluse ja siis läbi selle nagu küsid seda. Jah, ja selles mõttes võib-olla praegu me ei ole veel jõudnud mingi trennimüütideni, läheb juba filosoofiliseks ära, eks ole. Aga seda on nagu huvitav nagu rääkida lahti, et kui sa panedki ennast sellesse ebamugavasse olukorda, eks ole, siis ja võtad sellise suure asja ette, siis mina näiteks olen avastanud või selle üle võtnud tegijamatelt, et kui sul on näiteks mingisugune väga suur ülesanne, millega sa pead hakkama saama, aga sa tunned, et see on selline overwhelming ja nagu, et liiga suur ja ma võib-olla ei viitsi ja ma võib-olla ei saa hakkama sellega, siis ülimalt hästi töötab see, kui sa ta hakid sellisteks väikesteks mikroülesanneteks, eks ole. Et mul oli ka, et kui palju ma aega näiteks sellesse kokku panin, et palju, eks ole, mitmeid 10 tunde, eks ole. Ja siis oligi see, et aga mul oli terve suvi aega ka. Ja siis ongi see, et kui sa nagu tunned, et sul on mingi väga suur kohustus ees, millega sa nagu ei saa hakkama või sa pole motiveeritud seda tegema, siis tuleb endaga nagu läbi rääkida. Ja seda mina ka tegin, et ma mõistsin küll, et ei ole loogiline, et ma suudan näiteks 8 tundi istuda arvuti taga ja mingid asjad lugeda ja slaide kokku panna. Aga siis nagu sa rääkisidki endaga läbi, et okei, et sa ei viitsi 8 tundi teha, tõenäoliselt 4 tundi ka ei viitsi teha. Aga kas sa umbes pool tundi kuni tund aega viitsiksid teha iga õhtu? Et kas oled nõus seda tegema? Iseendaga nagu kauplesid. Ja siis ma jätsingi järeldusele, et jah, et tõesti, et miinimum pool tundi õhtul hilja ikka olen võimeline tegema kuni tund aega. Ja kui sa sellise väikse eesmärgi iga päevale endale sätid, siis see on tehtav. Ja mis juhtus oligi see, et kogu suve vältel see asi siis saigi valmis nagu. Et hästi aeglaselt nagu downloadis midagi põhimõtteliselt, aga ta lõpuks oli valmis ja sul ei olnud seda stressi, et on mingisugune väga jõhker asi, käib sul üle jõu, vaid iga päev sa pead lubaduse andma, et ma küll teen natukene, aga ma luban, et ma teen iga päev ja lõpuks jõuadki sinna. Ma arvan, see on universaalne tõde, mis toimib iga asjaga. 100% nõus, et enamus asjad, mis, ühesõnaga,
Ma teeks, ajajuhtimise maatriks siuke asi on nagu olemas, kuidas on võimalik erinevaid tegevusi jaotada. Need on nagu 4, ütleme, siukest lahtrit on ja need jaotuvad siis urgency ja importance. Ehk siis nagu urgency, noh, kui me tõlgime seda eesti keeles, on siuke mingi kiire põlev asi, eks ole. Pakilisus on hea sõna, 100%. Ja siis on olulisus ja ütleme näiteks igapäevased tööülesanded. Ma ei tea, sa pead tööle minema, sul on võib-olla kliendid või mis iganes tööga sa tegeled. See on nagu urgent ja important. Sa pead selle iga päev ära tegema, muidu sul on kõik pekkis, vaata. Kaotad töö, sissetulekut pole, kõik on nagu läbi, vaata. Samamoodi on mingid kõik põlevad asjad, mis sul elus on see su koduga seotud, midagi vaja kiiresti teha, kuskil teha. Need on alati seal kvadrant 1. Need võtavad kõik selle aja, mis nad võtavad, sellega nagu pääsu pole. Ja siis on meil kvadrant 3-4, kus lähevad siis rohkem siuksed kõik need meelelahutustegevused ja siis mingid asjad, mis nagu tunduvad important, aga tegelikult ei ole võib-olla väga important ja samamoodi tunduvad urgent, võib-olla tegelikult pole väga urgent. Aga kvadrant 2 on siis see, mis on important, aga unurgent. Ehk siis seal ei ole seda pakilisuse tunnet, vaata. Aga võib-olla nagu elu arendamise mõttes on ta nagu üliimportant. Ja võib-olla sinu nagu see sama näide tegelikult, see ongi puhas kvadrant 2. Ma arvan, et see on see fulfillment. Jah, fulfillment ja teine asi on see, et see on ka, ütleme siis, tuleviku investeerimise asjad lähevad kõik kvadrant 2 tegelikult. Isegi lihtsad raamatute lugemised. Sest tegelikult, kui sul on ju mingi raamat kuskil kapi peal, sa võib-olla mõtled, et see teadmised, mis selles raamatus on sinu elule kasulikud. Aga samal ajal selle raamatu lugemine ei ole ilmtingimata pakiline või urgent. Sul ei ole siukest tunnet, et kuradi, et ma pean selle ruttu läbi lugema, mul on kõik pekkis, vaata, mul homne tööpäev pekkis, nii edasi. Sul pole seda urgency tunnet nagu üldse, ehk siis, aga ta tegelikult on võib-olla ülioluline, et sa mingist asjast elus paremini aru saaksid või sa üldse julgeksid mingi järgmise sammu teha, vaata. Ja hea näide nagu ongi see ülipaljud ebamugavustsooni astumised ja etteplaneerimised ja mingite asjade ehitamised ja samamoodi see, et sina panid, ma ei tea, iga õhtu tund aega või pool tundi investeerisid sinna, et panna neid materjali asju kokku, see kõik on tegelikult kvadrant 2. Ehk siis, ja sa tegitasid endale selle ebamugavustunde samamoodi, et sul oleks surve seda teha ka, vaata. Ehk siis selles mõttes lihtsalt väga huvitav asi, sest vaata, tegelikult sul on samamoodi, sul on ju stabiilne töö olemas. Sa oled Revalspordis, töötad treenerina, sa töötad eraldi veel koolitajana, et sul on nagu stabiilsed kõik asjad olemas, sa tegelikult ei peaks rohkem midagi, nagu sa ei sure ära, kui sa rohkem järgmise 20 aastat mitte midagi uut ei tee, vaata. Et sa võid ju tegelikult 20 aastat niimoodi edasi lasta, vaata. Aga selle fulfillmenti all ongi nagu see, et sul on seda ka vaja. Või nagu eneseteostus, eks ole, et kui sa ikkagi mingisuguse asja võtad, see ongi see, et vaata, sa võtad mingi asja vabatahtlikult ette. Minu arust nagu kogu asja võlu ongi selles, et kui inimene võtab vabatahtlikult mingisuguse suure asja endale ette ja hakkab siis seda nagu tegema. Et on see näiteks kooli sisse astumine, lõpetad kooli ära või hakkad töötama näiteks oma kodu nimel, et seda endale saada, eks ole, või siis muidugi ma arvan, et mingi lapse saamine, üleskasvatamine on mingi kõige kõrgem level üldse, et see on nagu nii pikk, vaata, ja see on nii raske töö, et sa sellega hakkama saaksid. Aga kõike seda sa teed nagu vabatahtlikult. No muidugi sul on mingi tuli tapus, aga sa võtad vastu selle otsuse, sa ei pea seda tegema, eks ole, sa võid elu lõpuni kuskil niisama olla, aga sa tahad midagi ette võtta ja selle ära teha ja kui sa selle ära teed, sa saad sellise rahulolu tunde. Sellise vaimse rahulolu tunde ja ma arvan, seda on nagu ka kõikidel inimestel vaja, et kes võib-olla ei ole midagi ette võtnud, et see julgus peab sees olema, sa pead sellise väljakutsega silmitsi seisma ja sellest jagu saama ja siis kui me räägime nagu sellisest üleüldisest tasemest, muutud indiviidina ka selliseks tugevamaks ja saad paremini elus hakkama ja nii edasi. Sooritusvõime kasvab aja jooksul. Tegelikult, kui sa mõtled seda ülekoormamist ja treeningu seda asja, siis et see on küll kangi all, aga see on teadmistega, see on mujal, see on igal pool. Sellepärast need inimesed, kes ongi nagu jõutrennist pärit, eks ole, ma ei tea, Svartsu edulugu ja kõik see, et kui nad avastavad selle, et nad toovad selle nagu analoogia muusse elusse üle, siis kõik need inimesed saavad suht hästi hakkama tegelikult. Ja, ma tahtsin tegelikult sinna jõuda lõpuks välja, et kuidas spordi ja ütleme siis kõik muu tegevuste ja elu nagu paralleel on nagu väga tihe mingis mõtmes, vaata. Ehk siis samamoodi see ebamugavustunne, see progressiooni tagajamine, kõik need asjad, et need saab iga asjaga sa saad neid samu mudeleid tegelikult rakendada. Nii, aga ühesõnaga, lähme siit edasi.
võib-olla natukene, kui me veel räägime või noh, lähme praegu küsimuste juurde. Lähme jõutreeningu juurde, et ma ei tea, see küsimus on nüüd väga siuke üldine, aga see on võib-olla jõutreeningutes suhteliselt siuke levinud keeruline asi, mida nagu mõista. Ehk kui minu eesmärk, esiteks alati paneme eesmärgi kõigepealt paika, ehk siis ütleme, et me eesmärk on enam-vähem ikkagi, ma olen jõusaali harrastaja, mu eesmärk on ütleme siuke hüpertroofia, mingis mõttes jõud ka, sellepärast ma tunnen ennast hästi ja nii edasi, vaata. Aga mingis mõttes ma tahan heas vormis lihtsalt olla. Nii, mul ja ma teen selleks jõutreeninguid. Nüüd, ma võib-olla ei jaga väga hästi jõutreeninguid ja siis ma hakkan nagu mõtlema. Okei, käin saalis, kumb, siis ütle minu arengu seisukohast, kumb on nagu olulisem, et ma näen nagu ühe spektri peal inimesi, kes teevad jube hea tehnikaga mingeid harjutusi ja siis ma näen teise spektri peal inimesi, kes teevad võib-olla siuksed mitte väga hea tehnikaga, aga nad saavad selle arvelt, ütleme, suuremat raskust jälle kasutada, vaata. Ja siis mina mõtlen, et okei, ma tahaks lihtsalt tugev olla, tahaks jõusaalis ennast arendada ja siis ma näen seda spektrit ja siis ma hakkan ka nagu võib-olla selle peale mõtlema, et siis väga raske küsimus, millele võib-olla või pikk küsimus, millele vastata on see, et kumb siis võib-olla olulisem on. Et kas ma peaks hakkama hästi palju detailselt mõtlema nagu tehnilise soorituse peale, et ma teeks hästi puhtalt kõiki harjutusi või siis ma võtan lihtsalt mingi suure antli ja hakkan kiskuma seda. Nii kuidas nagu tuleb enam-vähem. Et kui mu eesmärk on, ütleme, jõudu ja hüpertroofiat arendada ja võib-olla rohkem hüpertroofia suunaga. See on igipõline küsimus, eks ole, milles on väga palju lahkarvamusi, et ma arvan, et kõigepealt tuleks nagu mõelda selle peale, et mida me selle nagu nii-öelda musta tehnikale üldse mõtleme, et praegu, kui sa seda ütlesid, siis mul kohe lõi pähe, et ühelt poolt jah, et must tehnika näiteks saab siis olla see, eks ole, kui nii-öelda see nii-öelda primaarne liigutaja, see lihas, eks ole, mida sa treenida tahad, et see on nagu ülekoormatud, eks ole. Juba, ja ta ei ole võimeline oma tööd jätkama ja selleks, et nii-öelda liigutus lõpuni sooritada, pead sa siis nii-öelda otsima abi nii-öelda teistelt lihastelt, eks ole, et inimese keha on selline meister kompensatoorne masin, eks ole. Et kui nagu võtta selle, et kas lihas on nagu ülekoormatud, eks ole, et tehniline suutlikkus on ületatud, siis tehniline suutlikkus tähendabki siis seda nii-öelda, et sa ei ole võimeline sama tehnikat enam hoidma ja hakatakse abi otsima nii-öelda teistelt lihastelt, eks ole. Et kui tehniline suutlikkus on ületatud, siis sa küll treenid seda lihast nii-öelda 100%-ga edasi, eks ole, et ta ei saa enam hakkama, aga sa võtad teisi struktuure ka appi ja nii-öelda tehnika puhul ongi ju probleem tegelikult see, et mis tuleb välja, et kui sa mingit harjutust teed, siis on ju lihased, mis sooritavad liigutust, eks ole, tõstad kangi või tõmbad midagi, aga teised lihased on need, mis siis on stabiliseerijad, eks ole, et hoiavad keha paigal, eks ole, et eelkõige lülisammas seal seljas hirjutajad hoiavad paigal või teised näited ka, eks ole, keha tüvi on peamiselt see stabiliseerija, eks ole, ja mis ümbritseb ka selga ja seljavikastust, kas tuleb või ei tule, seda sa kunagi ei tea, mõned on õnnelikumad, mõned mitte. Aga teine asi selle musta tehnikaga on see, et võib-olla ei ole nii-öelda see tehnika üldises mõistes selge. Et ei osatagi eos juba sellise hea tehnikaga teha, et nii-öelda kiivutatakse kaasa ja nii edasi. Et kui see on probleemiks, siis see tuleb lihtsalt nii-öelda selgeks õppida, see tehnika. Aga kui rääkida sellest mustast puhtast tehnikast, siis ma ilmselgelt olen nii-öelda puhta tehnika poole kaldu. Selles suhtes, et kui sa mõtled loogiliselt, et sa ka puhta tehnikaga saad oma lihase viia piiri peale, millest pärast poole siis nii-öelda sa ületad selle tehnilise suutlikkuse, et nii-öelda lihas sul nii-öelda treenimata ei jää. Ja see, kus sa nii-öelda musta tehnikaga läheksid edasi, et kui palju kasu see sulle siis tegelikult annab. Väga palju kasu tegelikult ei anna, et ma arvan, et siin ongi nüüd kohane lahti rääkida seesama stiimuli ja väsimuse suhe, eks ole, et juba jõuamegi kohe siia. Et kui sa tõesti musta tehnikaga väga kõvasti pingutad, siis nii-öelda see stiimul, mida sa lihasele saad, on küll väga suur, aga see väsimus, süsteemne väsimus, mis sa nagu kehale närvisüsteemile annad, on kordades suurem. Et kui sa ikkagi regulaarselt sellise musta tehnikaga pingutad ja raiud, siis ühel hetkel sa tunned, et sa ei jaksa enam niimoodi. Muidugi siis jaksad, kui sa piisava puhkepausi vahepeale teed, et treenidki lihast mingisugune kord nädalas, eks ole, või veel harvem, et siis lammutad ta täiesti ära. Aga see pole kõige optimaalsem selles suhtes.
et noh, ja noh, loomulikult, kui sa teisi struktuure tood appi, siis nii-öelda sa suurendad ka seda vigastuste riski paratamatult. Et kui samas, kui sa puhta tehnikaga teed, eks ole, noh, sa oled võimeline selle lihasele keskenduma ja kuna see sama stiimuli väsimuse suhe on puhta tehnika kasuks, ehk siis sa küll koormad lihase totaalselt puhta tehnikaga ära, no tee puhta tehnikaga ükskõik mis harjutus, sa lõpuks ikkagi väsid ära ja sa lihtsalt jäse jääb seisma, sa ei jaksa rohkem liigutada. Et kui sa selle poole teed, siis sa ei kasuta kõrval olevaid asju nii palju, mis tõttu ka vähem väsimust kuhjub. Ehk siis sa teed puhta tehnikaga selle lihase töötad läbi ja sa pead oluliselt vähem puhkama järgmiseks korraks, kui seda lihast uuesti treenid, mis tõttu sa taastud kiiremini, sa oled võimeline sellele lihasele andma rohkem mahtu võrdubki tegelikult rohkem tulemust eelkõige hüpertroofia seisukohalt. Ja teine asi on see ka, et kui sa iga kord musta tehnikaga treenid, ehk siis sa ületad oma tehnilist suutlikkust, sa treenid kogu aeg põhimõtteliselt gaas põhjas. Ja see ei ole loogiline, et sa kogu aeg gaas põhjas treenid selles mõttes, et sul pead ikkagi alustama sellise rahuliku mahuga, minimaalse efektiivse mahuga, eks ole, ja jõudma sinna siis maksimaalse taastumisvõimelise mahuni, et see kõik peab käima selliste, nagu, kuidas ma ütlen, lainete või tsüklitena, et kui sul on näiteks treening, eks ole, et sa teed trenni, eks ole, siis tuleb see superkompensatsiooni kõver, siis see superkompensatsiooni kõver käib ka nii-öelda mesotsüklite viisi nii-öelda samamoodi. Et lihtsalt see puhas tehnika küll ei võimalda sul nii palju raskust raiuda, aga ta on oluliselt jätkusuutlikum ja turvalisem. Ja tegelikult pikas perspektiivis, kuna sul taastumine on parem, su keha tuleb toime paremini sellega, siis on ka gainsid nii-öelda paremad. Et tulemus on parem sellisel juhul. Ehk siis põhimõtteliselt siis kui me räägime, ütleme, tehnilisest suutlikkusest, siis kui me peaks defineerima, siis me mõtleme selle peale, et see on see piir, kus kohast mul hakkab tehnika lagunema. Ma võin seda liigutust endiselt edasi teha, aga ma kasutan kompensatsiooni juba selle liigutuse tegemiseks. Nii, aga ma toon siia kohe teise mingi praktilisema näite kõrvale. Ehk siis me mõlemad sinuga siis ütleme treeningkarjääri alguses treenisime revalspordis ja siis üks hea harjutus, millega ma saan näidet teha, on siis hantlitõmme küljele. Ehk siis ühe käega hantlitõmme, seljatõmme. Ja siis ma tean, me mõlemad oleme teinud, revalis on need kuulsad 100-kilosed hantlid ja vist oli isegi äkki 110 või midagi sihukest, ma täpselt peast ei mäleta, ma pole seal mõndaga käinud. 115 vist oli, aga neid enam ei ole. Aga neid enam ei ole? Need ei läinud katki, aga nad jäid väga üksikuks. Okei. Kuhu need viidi siis? Kelle juures nad ennast vähem üksikuna tunnevad? Ma isegi ei tea, kus nad on. Ma arvan, et nad on kuskil kapis kuskil. Või ma ei tea, kas ta kuskil nurgas vedelevad. Ei, neid vist ei ole tõesti seal enam. Ja siis ühesõnaga, et nende samade hantlitega meie mõlemad oleme teinud hantlitõmmet küljele. Nii. Aga kui ma nüüd oma praeguse treeningstaaži juures mõtlen, siis mul ei ole hantlitõmmet küljele seda konkreetset harjutust. Mul ei ole elu sees asja 100 kilo peale, hantli peale, aga mul oli asja sinna 7 aastat tagasi. Eks see oli ikka, et selles mõttes me peame iseennast ka tunnistama ja väga paljud inimesed saavad samastuda, et see ego-faktor, eks ole, või midagi sellist, et see on paratamatult sees, ja ma olen selle peale ise ka mõelnud, et palju mul siis aega läks, et läks mul siis aega 10 aastat, tegelikult lausa 15 aastat, et see ego alla neelata ja hakata lõpuks normaalselt treenima. Kui sa näedki, et kui sa õpidki selliste asjade kohta, et okei, tehniline suutlikkus, eks ole, ja on olemas need mahuorientiirid, mida peab vaatama, et see üle ei tõmbaks, eks ole, ja et seesama stiimuli väsimuse suhe enda kasuks pöörata, siis sa näed, et lihtsalt see raiumine ja see tehnikaga, musta tehnikaga selline rapsimine, et loomulikult ta mõjub ju, lihased töötavad, sa ju kasutad, aga kas ta niivõrd jätkusuutlik on, et hantlitõmmet, mina mäletan, praegu ta mul programmis ei ole, aga viimati, kui ma teda tegin, siis oli mingisugune 40-kilone hantel midagi. Ja mul on ka enam-vähem siuke 50 kilo, ma ütlen maksimum tõenäoliselt, kui ma teen seda puhta tehnikaga, siis on siuke 50 kilo, mingi 8-10 kordust. Aga 7 aastat tagasi oli 2 korda suurem, oli 100 kilo vaata. Aga ma mõtlen seda, okei, sellest konkreetsest ajast rääkides vaata, absoluutselt paljudel on see ego, on see piirav faktor nende treening, ütleme, tegevusena, sellepärast, et nad mõõdavad oma, ütleme siis progressi ja arengut
puhtalt siis treeningvahendi raskusega, ilma mõtlemata väga seda, kuidas ma mingit harjutust teen, vaata. Et siis ongi võimalik suurendada kogu aeg treeningute jooksul treeningvahendi raskust, kui see samal ajal tegelikult, ütleme siis, seda tehnilist sooritust aina, ütleme, mustemaks samal ajal toomata. Fantoomprogressioon on see. Kuidas? Ristime selle fantoomprogressiooniks. Fantoomprogressioon, jah. Ja siis on, aga samal ajal on võimalik kõigile sõpradele rääkida, et kuidas ma lähen iga nädal tugevamaks, vaata. Aga ühesõnaga, sellel konkreetsel ajal vaata oli ka see probleem tegelikult, et mul konkreetselt ei olnud seda nagu ego probleemi, mul oli pigem see, et mina sellel hetkel arvasin, et see on hüpertroofia seisukohast nagu optimaalne. Ehk siis sa nagu peadki seda tegema, vaata. Et see oli lihtsalt see vale teadmine, mis minu, ütleme, mõtlemisse oli sisse antud ja mida ma olin õppinud. Aga ühesõnaga, kui seda sama nüüd ratsionaali, mida sa ka lahti rääkisid, siis selle järgi peaks niimoodi olema, et see 100-kilone, miks ma teen seda liigutust? Miks ma seda tõmmet teen? See on suuresti siis ikkagi minu ülaselja lihaste koormamiseks, peamiselt isegi siis tegelikult selja lailihase koormamiseks. Ehk siis ma nii-öelda õlavart tõmban taha selja lailihasega, samal ajal ka kindlasti abaluu lähendajad töötavad seal kaasa, ehk siis ülaselja lihased töötavad seal, vaata. Nii, aga see nüüd point, mis võib-olla paljudel ongi raske aru saada, on siis see, et ma teen seda liigutust tegin 100 kiloga, aga nüüd ma teen 50 kiloga, ma teen samad kordused ja ma mõlemal juhul jõuan suutlikkuseni. Aga ütleme hüpertroofia seisukohast, minu praegune ülaselja lihaste areng on nagu kordades kõrgem, kui oli 7 aastat tagasi. Aga nii-öelda see sooritusvõime on 2 korda väiksem, aga tegelikult sooritusvõime siis ei ole 2 korda väiksem. Sellepärast, et kompensatsiooni kui sellist on täiesti 2 erinevat asja ühesõnaga. No seal ongi see vaata, et nagu tuleb astuda samm edasi, et jälgida nii-öelda tehnilist suutlikkust, et sa sealt nagu üle ei lähe. Ma ei ütle seda, et tehnilist suutlikkust ei tohiks nagu ületada. Et paratamatult, et sul on näiteks, no kui sa ehitad kava üles, eks ole, et sa alustad madala mahuga, eks ole, ja mahu alla läheb ka intensiivsus, eks ole, et kui maht võib olla suurem, kui sa teed seeriaid rohkem, aga maht võib olla ka suurem siis, kui intensiivsus on suurem, sest sa kasutad raskust rohkem, eks ole. Ja mahu all otseselt läheb ka sagedus selles mõttes, et mida sagedam sul treening on, eks ole, seda suurem tõenäoliselt on ka maht. Et kui maht on vaja suurendada, on tihti seda mõistlik suurendada sageduse arvelt. Aga seal ongi see, et kui sa nagu alustad, eks ole, siis sa hakkadki keeriga pihta. Ja paratamatult, kui sa paned siis oma selle tsükli jooksul lisad mahtuks siis seeriate arvelt ja mingid korduste arvelt ja mingid raskuste arvelt, siis paratamatult sa jõuad oma piirideni selle tsükli lõpuks, eks ole. Et kui seal mõne treeningu viimane seeria või siis kui sul on ette endale planeeritud, kirjutatud, et okei, mul on selle mesotsükli mingi eelviimane või viimane nädal ja siin on tõesti vaja nüüd pushida ennast, eks ole, sest et ma lähengi teadlikult taastumisvõimelist mahtu kompama, eks ole, et sealt overreaching tekitada, et selline ülekoormamine tekitada, et siis see, kui sa seal paar kordust tõmbad tehnilisest suutlikkusest üle, pole midagi hullu sellest tegelikult. Et paar kordust veidi musta tehnikaga sind ära nagu ei lõhu, aga me peame jõudma sinna. Me ei saa alustada treeningprogrammi ja kohe hakata lammutama kehva tehnikaga, sest meil ei ole siis kuskil enam edasi minna. Et see on üks asi ja teine asi pigem ongi see, et kes nagu seda tehnika poolt võib-olla ei hoia niivõrd tähelepanu all, siis ongi see, et tegelikult sa lõpetasid ju omal ajal ka seeria ära, sest et sa jõudsid mehaanilise suutlikkuseni, eks ole. Et tehniline suutlikkus oli juba algusest ületatud ja nii kaua raiusid, kuni sa said mehaanilise suutlikkuse kätte. Et kui tehniline suutlikkus on see, et me ei suuda tehnikat enam hoida, siis mehaaniline suutlikkus on see, et sa ei jaksa seda handlit füüsiliselt absoluutselt enam liigutada. Et tihtipeale vist arvataksegi seda, et okei, tehnilisest suutlikkusest hakkame pihta ja nii kaua lammutame, kui jõuame mehaanilise suutlikkuseni, et käsi üldse enam ei liigu ja siis on nagu väga hea. Kusjuures samas on see, et ongi kunst, et kui sa oled selline edasijõudnud treenija, et sinu tehniline suutlikkus ja sinu mehaaniline suutlikkus on väga lähedal. Et sa, kui sa puhta tehnikaga ei jaksa enam tõmmata, siis sa ei jaksagi enam tõmmata. Et sa elimineerid ära kohe selle, et sa hoiad need väga lähestikku üksteisega. Ma mõtlen, et kas ma selle teema kohta saan veel midagi lahti rääkida. Sest jah, okei, kui viimane kord seda sama asja puudutame, siis selle 100-kilose hantliga tõmmates, siis tegelikult tehnilist suutlikkust kui sellist, seal ei olnudki tehnikat, millega nagu seda üldse vaata mõõta.
sellepärast, et juba esimeses korduses saati oli tegemist terve keha kompensatsiooniga, et seda hantet liigutada. Eks põhimõtteliselt, kui sellel hetkel ma jõuan sinna nii-öelda mehaanilise suutlikkuseni, siis tegelikult see ongi siis terve minu keha kõikide siis kaasaitajate nagu väsimine, selles mõttes väsimine, et ma rohkem ei saa seda, ütleme, sarnast liigutust enam teostada. Ja siis seesama siis stiimuli väsimuse suhe, siis millest sa rääkisid, et kui inimestele ka seda nagu erineva nurga alt lahti rääkida, et see nagu lihtsamini arusaadav oleks. Ehk siis põhimõtteliselt ma koorman nagu ma treenin nii kõrge süsteemse nagu väsimusega, ehk siis ma kogun nii suurt väsimust tegelikult tehes siis nii musta tehnikaga. Ehk siis see väsimus siis lõppkokkuvõttes hakkaks potentsiaalselt siis treeningtsükli jooksul, mida ma tahan ju tegelikult nagu suures plaanis, ma tahan pika perioodina seda vaadata. Ma ei taha seda vaadata nüüd ühe trennina, ma tegin hardcore trenni, vaata. Ma tahan vaadata seda, et kuidas ma olen näiteks 6 aja pärast parem, kui täna olen, vaata. Ja kui ma ühes trennis olen hardcore, siis see tegelikult see ei anna mulle mitte mingit garantiid, et ma 6 aja pärast või 2 kuu pärast kuidagi parem olen. Ja teine oluline tahk on siin see ka, et kui me rääkisime sellest nii-öelda, et tehniline suutlikkus nagu ületatakse, eks ole, ja tehnika hakkab lagunema, eks ole, et siis nii-öelda teised lihased tulevad appi, aga probleem võib olla ka teine tahk on see, et kui amplituud ei ole piisav, eks ole, siis tegelikult sellele lisaks, et teised lihased tuleksid appi, juhtub ju ka see, et need primaarliigutajad ei tee oma tööd täieulatuslikult. Et samamoodi, et kui sa seda, see hantlitõmbe näide, eks ole, et kui sa tõmbad sinna, see sõltub ka muidugi, kas sa tahad teha nagu lailihasele keskendudes või siis nii-öelda rohkem ülaseljale keskendudes, et sinna just need abalu lähendajaid ja seda ülemist õlavöödet tagant läbi töötada. Aga mõlemal juhul, kui see raskus on niivõrd suur, et juba algselt sa pead kogu kehaga kaasa aitama, siis ega see hantel ei jõua sulle päris ülesse ka, et sa ei saa seda nii-öelda, kuidas ma ütlen, seda lõplikku õlasirutust ka kätte nii-öelda, kui sa selle abalu tõmbad sinna täitsa taha ja selle küünarliigese võimalikult kõrgele, et tegelikult suur hulk kasutegurit jääb nagu tegemata. Et siin ongi see, et miks nagu amplituud tegelikult on oluline, on see, et loomulikult sa võid ennast suureks treenida ka pooliku amplituudi ja suurte raskustega, kui sa tahad. Ja kui mõnes spordialase jõutõstmises näiteks on seal enam-vähem paralleelkükk selline enam-vähem või seal piiri peal veidi allapoole on see kriteerium, siis sa treenidki sellega, eks ole. Aga kui sul on hüpertroofiat eesmärk arendada või üleüldse lihtsalt nagu trenni teha, siis nii-öelda mida suurem amplituud on, eks ole, seda väiksemat raskust sa saad kasutada. Küll aga see ei tähenda seda, et lihas ei teeks oma töö ära. Et nii-öelda, et see kasutegur saada tihtipeale siis nii-öelda, kui tehakse mingisuguseid ma ei tea, raskeid hoidmisi või mingi sellist asja, et saada motoorsed ühikud tööle, siis tegelikult, kui sa näiteks teed täiesti põhja kükke normaalse raskusega, siis viimased kordused sa need motoorsed ühikud nii või naa kaasad piisaval hulgal töösse, mis ongi vajalik nagu arengu saamiseks. Et ühelt poolt see suur amplituud on näidanud seda, et paremad tulemused tulevad täisamplituudiga, maksimaalse amplituudiga, aga teisalt jällegi me jõuame ta on jälle üks tegur, mis on stiimuli ja väsimuse suhtes väga nagu oluline faktor, et ta mõjutab lihaseid väga hästi, aga jällegi koormus on üleüldiselt kehale väiksem, mida ta taluma peab ja jällegi sa ei saa niivõrd seda ebasoodsat suhet ja sa taastad nii-öelda kiiremini ära ja sa oled võimeline varsti uuesti tegema. Sest kui sa nagu vaatad neid, kes seda asja teevad, eks ole, et vaatad kas seda Mike Israel, eks ole, tüüp on meile võib-olla rinnuni, eks ole, oma kasvult, aga kaalub 120 kilo põhimõtteliselt, aga teed põhja kükke näiteks 120 kiloga. Mõnikord 140 kiloga, eks ole. Aga siin ongi see, et võib tunduda väike, et mis mõttes ma ei taha nii väikest raskust kasutada, et 4 ketast peab ikka kangi ääres olema, siis on ikka õige vend olen, eks ole. Aga te proovige, võtke 140 kilo turjale ja tehke niimoodi, et lähed rahulikult täiesti põhja, istud seal sekund põhjast, tuled puhtalt üles, tee üks selline keskmise pikkusega seel ära. Vaata, kuidas tunne on. Et see on ikka oluliselt teine teema, kui näiteks paralleel istuda ja sealt üles tagasi tulla. See on hea, see praegu läkski järgmise teema peale kohe üle, mis oligi tegelikult amplituud. Treeningu siis ütleme harjutuste siis sooritamise liigutuspikkus, amplituud. Ma mõtlen, mul on siin üks mingi case küsimus ka kirjas, et jälle, mu eesmärk on, proovime ratsionaliseerida, et miks kumbki parem on.
et klassikaline näide, mida me võib-olla jõusaalis näeme, on see, et keegi on kükipuuris, teeb kükki, võib-olla ütleme, näeb pigem algaja välja treeningu mõttes ja siis ütleme, kangil on siuke 100 kilo ja teeb siukest veerandkükki. Veerandkükk tähendab, kuulajate mõttes tähendab siis seda, et me ei jõua põlveliigesega, puusaliigesega siis ütleme horisontaaljoone peal, me ei jõua ühele joonele, vaid pigem lõpetame niimoodi, et reieluu siis on siit horisontaaljoonest natukene ülevalpool kuskil, näiteks veerandkükki peal. Aga ütleme, et sellel konkreetsel inimesel on töövõime selles amplit, või tähendab see raskuse, kasutatava raskuse, ütleme siis suurus on näiteks 100 kilo ja kui me peaksime antud inimesele nüüd ütlema, et ütleme, su eesmärk on ütleme hüpertroofia, sa tahad oma alakeha lihaseid treenida, tehes siis kükki, et siis me ütleme, et kuule, et see veerandkükk võib-olla ei ole nagu optimaalne, võtame võib-olla 50 kilo vähemaks ja ta läheb 50 kilo kangile ja võib-olla ta tunnebki, et samas kordusvahemikus jõuab tal see suutlikkus 2 korda väiksema raskusega, aga palju pikem amplituudiga siis täiskükki tehes jõuab nagu sama kordusvahemikuga, 2 korda väiksema raskusega. Ühesõnaga. Aga nüüd ongi, kuidas seda ratsionaliseerida sellele inimesele. Ehk siis tema võib-olla ei tea jõutreeningust väga palju. Tema oma peas võib-olla mõtleb, et kurat, aga 100 kilo on ju 2 korda rohkem kilosid. Et kuidas on võimalik, et see minu lihaseid nagu rohkem nagu kasvama ei pane. Et nagu mis mõttes ma hakkan mingi 50 kiloga siin kükki tegema. Et ma suutsin ju 100-ga teha ja siis mingi vend tuleb ütleb, et nüüd ma hakkan 50-ga peaksin tegema hakkama. Et see on absurd vaata. Mida sellisel juhul, kuidas ratsionaliseerida seda? Ma ei usu, et ta nii absurd on, et see inimene näiteks ei mõistaks nüüd seda. Et noh, see on mõnes mõttes nagu loogika on, et kui sa ikkagi pead allapoole istuma, eks ole, lihased rohkem pikenevad, tööd rohkem teevad, neil on pikem maa, et kokku tagasi tõmbuda, et kui see inimene istub allapoole, ta ise tunneb ka, et kohe nagu raskemaks läks ja need lihased töötavad rohkem, et see on suhteliselt loogiline, et kui ma vähem nagu endast välja annan, eks ole, siis ma selles suhtes ka rohkem jaksan, et esimene asi on see, et loomulikult peab veenduma, et miks ta nagu neid veerandkükke teeb, et okei, üks stsenaarium on see, et ta nagu algaja ta ei tea, eks ole, samas alati tuleks nagu hoida selles mõttes nii-öelda vaim avatud, et võib-olla tal on mingi põhjus, miks ta niimoodi teeb, et võib-olla see kandub üle tal kuskile, võib-olla tal on mingisugune jõucoach on pannud täisnurka küki sisse mingisuguseid asju seal tugevdada või teha, aga üldjuhul jah, et nagu mõistlikum on alla istuda, aga samas on see ka, et ega ta ei pruugigi saada kohe alla istuda. Ehk siis nagu tegelikult amplituudi tuleb ju ka treenida. Et pigem nagu üleüldine vastus sellele küsimusele on, et kui ikkagi eesmärk on hüpertroofiat nagu arendada, miks mitte ka jõudu, kuigi jõud on ka amplituudi spetsiifiline, eks ole. Hüpertroofia puhul on see, et ikkagi suurem amplituud on parem hüpertroofia, kui su keha võimaldab sinna minna. Et sõltumata sellest, mis meie taust on, et kas on äkki võib-olla mingisugune vigastus või anatoomiline iseärasus. Tegelikult me peaksime kõik selle suunas liikuma või pingutama, et oma amplituudi saada võimalikult nagu suureks, et kükk on nagu hea näide, et ikkagi, et sa teed nii-öelda oma liikuvus mobilisatsiooni harjutusi, eks ole, sa veendud, et kas sul see dorsaalfleksioon on hea, sa vaatad, kas nii-öelda sa saad puusa piisavalt painutusse, vaatad, millal sul siis see vaagna tahakalle tekib, et mitte, et see vaagna tahakalle väga ohtlik oleks, see on kõik nii-öelda spektri peal, et mida suurem koormus turja peal on ja mida rohkem su vaagen keerab, seda suuremaks see riskikoefitsient võib-olla läheb. Aga jah, ja miks sa ei peaks tahtma võimalikult suurt amplituudi omada, et see ei ole ainult jõuruumis, et sa teed maks amplituudiga harjutust, vaid ka muus elus, et kui sa ei ole mingi kange tükk, sul ikkagi puusad liiguvad hästi, sul on õlaliikuvus hea, sul üldine selline funktsionaalsus on ka parem selles suhtes. Siit tuleb ka see võib-olla üks kõrvalisiuke jõutreeningu müüt on see, et mis inimestele, kes nagu väga suurt kokkupõtt jõutreeningut ei oma, on see, et kui ma hakkan jõutreeningut tegema, siis ma pean hakkama väga palju painduvust kõrvale arendama, et ma väga kinniseks ei muutuks. Ehk siis põhimõtteliselt pean väga palju venitusasju tegema ja sest muidu jõutreening, kui ma ju teen jõutreeningut, et siis ma ju nagu liikuvusulatus liigestest väheneb, vaata, et ma ei saa enam, sest mul on lihased muutuvad hästi tightiks ju, vaata. Et see tegelikult on ka siukeste, ütleme, jõutreeningu kaugete inimeste jaoks nagu tihti nagu see argument, aga see vastuargument ongi tegelikult see, et
pigem on tegemist paljude harjutuste puhul ju ülimalt heade liikuvusulatuse, ütleme siuke suurendajatega, kui on tegemist täisamplituudiga. Kas kükid, Rumeenia tõmbed, asjad tegelikult on ju fantastilised viisid, kuidas tegelikult treenida siis tervet nagu liikumisulatust. See ongi see, et kui sa et venitustega on ka, et ühest äärmusest on teise nagu mindud, et kui kunagi öeldi, et sa pead venitama ja sa oled nagu nõme inimene või selles mõttes sa ei ole kohusetundlik inimene, kui sa ei venita, eks ole, no siis see pendel lendas nagu teisele poole, et siis kõik kartsid venitada nii-öelda. Keegi kuskil venitust tegi, siis kartsis kohe äkki teeb vahele ja keegi näeb ja siis arvatakse, et ta on mingi rumal inimene. Et loomulikult nendel on oma koht olemas, eks ole, et kui sul ongi vaja mingil viisil, kui sul on staatiliselt mingi põhjus, miks sa pead venitama, eks ole, on sul mingi lühenemine või ükskõik mis asi, sa võid seda teha, aga just, et see täisamplituudiga treenimine on see, et kui sa venitad, eks ole, sa venitad lihase välja ja ta ongi sul pikenenud olekus ja muidugi ta pikkus suureneb ajutiselt, aga ta jõudlus ei suurene. Ja kui sa nüüd täisamplituudiga teed jõuharjutusi, näiteks sama Rumeenia tõmme on hea näide, selle asemel, et niisama teha ennast istudes või seistes ette painutada, saada oma varbaid kätte, siis kui sa seda Rumeenia jõutõmmet teed, siis see lihas ju töötab mehaaniliselt läbi kogu selle amplituudi, ehk siis ta on ka kõige välja veninumas asendis võimeline jõudu rakendama. Ja see on üks kõige olulisemaid asju minu arust, et kui su lihas on välja veninud, kui tugev ta seal välja veninud asendus ka on, et milline ta potentsiaal on tagasi kokku tõmmata, et staatilise venitusega nagu näiteks seda ei saa. Ja kui sa mõtledki, et sul juhtub mingisugune mis tahes olukord, et ma ei tea, libastud kuskil või liiges lähebki sellisesse asendisse, kus lihas on väga välja veninud asendis, eks ole. Kui ta on võimeline pikaks venima, aga tal ei ole jõudlust sealt tagasi tulla või vastupanu osutada, siis on jama. Samas sellepärast ongi, et miks sprinteritel on oluline see Rumeenia tõmme ja see Nordic tõus, eks ole. Et ongi, et seda nagu Reie 2 pead ka nagu täie amplituudiliselt hoida tugevana, sest ei tõmba teda ära seal, kui ta on kõige pikenenumas, nõrgenenumas asendis, ta on ikkagi võimeline jõuduselt rakendama. Et jällegi, et see kõik kandub iga päeva ellu edasi. Ehk siis see on jah, nagu väga hästi lahti räägitud, et kuidas see jõutreening siis tegelikult on super viis, kuidas ütleme siis nii-öelda painduvust parandada liigestest, aga samal ka niimoodi, et see on nii-öelda funktsionaalne tegelikult ju. See on funktsionaalne selles mõttes, et mul on reaalne sooritusvõime, töövõime on minu lihastel olemas ka amplituudi ekstreemumites. Ehk siis ütleme kõige siis välja veninud kuskil asendis, kas või oligi see Rumeenia tõmme all, vaata, et kui ma teen niisama passiivset venitust reie tagaosale versus see, et ma teen seda Rumeenia tõmbega täis amplituudiga liigun siis maksimaalsesse venitusse, siis ühel juhul ma reaalselt nagu aktiivselt kaasan enda lihaseid töötama selles vahemikus ja siis on ka tõenäoliselt on ka suurem tõenäosus on, et tavaelus või muudel sporditegevustel nendesse asenditesse jõudes on see siis ka potentsiaalselt võib-olla ohutum, sellepärast, et töötavad lihased selles amplituudis olemas. Üks hea näide on see, et sind vist ei olnud seal, aga üks hea täiendkoolitus oli kunagi EKFL-is, oligi vist mingisugune funktsionaalne anatoomia või midagi sellist, et Marii Hermet, üks füsioterapeut, viis seda läbi. Ja siis tõigi hea näite, et puusapainutaja, eks ole, saab väga palju sellist, kuidas ma ütlen, demoniseeritakse või saab halba kuulsuset, et küll see puusapainutaja läheb sul tihtipeale seal lüheneb ja läheb pingesse, sul läheb seal selg läheb haigeks ja saad selle arumise ristsündroomi seal, aga et justkui see on lihas, mis kogu aeg alati on pinges, et me peame seda kogu aeg ainult venitama ja venitama ja venitama, eks ole. Inimesed muudkui venitavadki seda. Aga mina olen sellest asjast ikkagi aru saan niimoodi, et tema soovitas ka, et selle asemel, et muudkui venitada, vaid pane mingisugune, ma ei tea, kumm seal ümber pöia, eks ole, lase jalg täiesti taha ja siis tõmba põlv vaata endale põhimõtteliselt ette, et pane see puusapainutaja läbi täisamplituudi tööle ja treeni teda sellega, et et lihas võib ju olla lühenenud või ülepinges, samal ajal, kui ta ei ole väga tugev. See on selline kõige halvem kombinatsioon üldse. Kõige parem kombinatsioon on see, kui lihas on elastne ja tugev. Et siis on ta nagu selline, siis on see lihas kõige õnnelikum. Et tihtipeale ongi see, et kui sul midagi üle pinges on, ei tähenda, et ta tugev on, et sa seda ainult venitama pead. Et ka üle pinges asju nagu tuleks ikkagi treenida, tuleks läbi täisamplituudi nagu treenida. Et see on nagu kõige parem viis selle sama lühenemise vastu. Ja sama kükinäide korraks ma põikan veel
tagasi, et isegi kui see veerand kükki tegija tahab hakata allapoole kükkima, ta ei pruugi sinna esimene trenn saadagi. Sellepärast ongi oluline, et me ei kukuks teise äärmusesse, et okei, et olen nüüd treener, eks ole, et ma nüüd hakkan kõigilt nõudma täisamplituudi. Isegi kui see neil välja ei tule, et siin on oluline asi, et täisamplituud ei pruugi olla teatud hetkel kõige sobivam inimesele. Kui ta ikkagi ei ole niivõrd hästi liikuv, siis tal ei ole mõtet sinna täiesti põhja, täiesti sellise kumela seljaga alla istuda või siis, kui tal ei ole seda dorsaalflektsiooni piisavalt, et ta ei saa sinna alla minna. Ehk siis sellest veerand kükist tuleks hakata vaikselt allapoole minema, iga trennilt proovima, mis tegelikult silmnähtavalt toimib ja kui sinna kõrvale liikuvusharjutusi teha, siis on veel väga hästi, eks ole. Et nagu täitsa põhja jõuda, et teha täiesti puhas, sügav kükk ära, see nõuab tegelikult väga palju tööd, sõltuvalt sellest, kes sa oled. Aga jah, et täisamplituud on oluline, aga sinna me peame samamoodi jõudma ja seda me ei saa hakata pimesi nagu kõigilt järsku nagu nõudma. Eriti kui on sellised kompleksemad liigutused nagu kükk, kus on 3 liigest, ma ei tea, plokitõmmet või hantlitõmmet saab kohe täisamplituudiga teha. Aga just kükk, jah. Ma võib-olla isegi saan praktilise näite see näidata, ehk siis ma share'in oma ekraani sulle. Ma tahtsin siit näidata 2 küki videot, ehk siis ma hiljuti suurendasin küki puhul amplituudi, mis läks meie nagu teemasse sisse, ehk siis ma näitan kõigepealt ühte küki videot, mis, siin on mingid krissu asjad, midagi privaatselt paljad asju pole. Ma näitan seda videot. Näed seda normaalselt, jah? Jah. Teen selle suureks. Ja paneme selle siia ja võib-olla on hea praktikas inimestele näidata, siin ma kükin oma veranda toas. Nii, ja see nüüd on kükk, mis oli siis ütleme natuke lühem amplituudiga, see on see, kuidas ma olen mingi viimased 1,5 aastat kükki teinud. Ehk siis sa rääksid dorsiflektsioonist vahepeal, et siin väga hästi jalgu pole näha, et see on siis tegelikult hüppeliigese, siis ütleme painutus siit. Ehk siis kui palju mul sääreluu nagu ja põlv ette liiguvad ja kui väikseks see nurk siin ütleme jalalaba ja selle sääreluu vahepeal läheb. Aga põhimõtteliselt, kui siin praegu vaadata, siis antud juhul jah, ma jõuan, siin on puusaliiges, siin on põlveliiges, ma jõuan puusaliigesega enam-vähem sükust horisontaaltasendist allapoole. Nii, siis hea treener, keda sina ka tunned, Ivar Mikk, ma saatsin talle selle video, ta ütles, et sa saaksid veel alla minna, vaata. Ja siis ma mõtlesin, okei, et ma nagu forseeriks, prooviks, vaata. Ja siis ma forseerisin, proovisin, see nüüd teine kaader muidugi, aga tegelikult siin on tõenäoliselt mingi 10, ühesõnaga siuke võib-olla 10 prossa enam pikem, ehk siis siin ma vägistan selle puusa nagu täiesti nii alla, kui ma saan ja lähen nii dorsiflektsioon, ehk siis siit hüppeliigesest liigun nii palju, kui mul praegu liikumisulatust on. Kerge, võib-olla väike nimepainutus siit puusast on, et kui me nimepainutusest räägime, siis see, kuidas mul siin ala seljas see nurk muutub. Aga põhimõtteliselt, mis ma saan nagu siit juurde öelda, on see, et ma pidin praegu vähendama enda töötavat raskust, siis ma tegin 70 kiloga. Ma panen stop sharing. Nii, ma tegin 70 kiloga ja mu amplituud oli mingi 10-15 prossa nagu pikem, aga see sensatsioon, mida ma sain, kuna me ei olnud kunagi tegelikult päris siukse nagu amplituuga teinud, see oli surm täielik. See oli täielik surm mu lihaste jaoks. Eriti kui ma selle all nagu ka pausiga tegin ja siis ütleme see lihasvalu, mis mul oli suured tuharalihased olid mul siuke, või tuharalihased mul olid siuke 5 päeva olid nagu lihasvalus sellest. Et see oli hästi huvitav sensatsioon, et kui ma panin mingi 10-15 prossa nagu amplituudile juurde, et kui suur see tegelikult see vahe ja tunnetus nagu oli alakeha lihastes. Aga see on sama see näide, mis sa tegelikult ütlesid, et nagu see, ma ei oleks saanud, ma arvan, et kui ma oleks mingi 1,5 aastat tagasi, keegi oleks öelnud, et korredi proovi sinna täiesti alla välja kükkida, vaata, et tõenäoliselt mul ei oleks seda liikumisulatus olnud võib-olla nii hea sellel ajal, eks ma olen nagu teadlikult ka proovinud liikumisulatust ja kontrolli siis amplituudi vältel nagu suurendada, et tõenäoliselt see võib-olla andis ka mulle selle võimaluse nüüd praegu sinna alla kükkida. No ja selles mõttes jällegi tuleb üle rõhutada see, et see nüüd ei tähenda seda, et käsiks nüüd kõigile, et te peate, ma ei tea, maksimaalset amplituudi tegema, et muidu on kõik mõttetud, kaugeltki mitte, et tegelikult see sinu esimene video oli ka päris okei amplituudi, eks ole. Et ei ole olemas sellist
üleüldist maailma õigemat amplituudi, vaid iga ühe jaoks ongi nagu tema amplituud ka, kuhu ta parasjagu saab minna selles mõttes, et noh, et võib-olla kellelgi on mingisugused anatoomilised iseärasused, mis ei võimalda niivõrd alla minna, eks ole, et võib-olla keegi ongi tõesti väga kange või puusaliigese anatoomia on teistsugune või siis nii-öelda hea näide on see, et kui reieluu on näiteks väga-väga pikk, eks ole, nagu see Lane Nortoni näide, eks ole, et tal on hästi pikad reieluud ja nagu reaalselt ongi väga raske saada ilusti põhja kükki ja nii-öelda need väiksed Hiina tõstjad, eks ole, kes seal on, et nendel on need jalad väga lühikesed, et ei saagi aru, kas see kehahoiak on gangturjal või gangriinal teeb kükki, et niivõrd sirgelt läheb alla. Aga jällegi see on see, et igaüks peaks nagu püüdlema sellise maksimaalse enda amplituudi jaoks, et noh, võib olla ka see, et kui sa istud täitsa põhja, sa küll sunnid ennast täitsa põhja, aga võid endale seal ka haiget teha, kui sa ei ole nii-öelda, kui sa ei ole, see amplituud antud hetkel ei ole sinu jaoks nagu sobilik, et mida suurem koormus sul turjal nagu on. Et ja noh, minu puhul ka, et ma küll istun puhta põhja, aga ma teen seda ka tõstekingadega näiteks, et ma tõenäoliselt ilma tõstekingadeta päris põhja minna ei saa, ilma et mul sellist märkimisväärset vaagna tahakallet ei tekiks. Et noh, jällegi ja isegi tõstekingaga seda kergel määral tekib, aga siin ongi küsimus, et mis on see koormus, mis sul on turjal, milline on see kaldemäär, mis sul seal tekib ja milline sa ise inimesena oled. Noh, et minul on juba selga elus korra lõigatud igasuguste mineviku rumaluste pärast, et raiumiste pärast, et on ka see, et me oleme ebavõrdselt siia maailma sündinud, et mõni ei pea mitte kunagi ühtegi valet tehnika asja üldse tegemagi. Mõnid üldse trenni või teeb kerget trenni ühel päeval, hakkab selg valutama, hakkab jalg valutama ja põmm ongi, et noh, midagi ei ole teha, et geneetiliselt juba sul see disk hakkas seal streikima närvi juure peale vajutama. Samas on ka neid näiteid, eks ole, et kes teevad rahulikult elu lõpuni sellise musta tehnikaga trenni ja mõnes mõttes nii naljakas, kui see ei ole, keha kohanebki sellega, et selline sidekude läheb seal väga tugevaks ja keha ongi võimeline sellele samale tehnilist suutlikkust ületavat treeningut tegema. Ja see tekitabki siis selle sama arusaama või mõttelaadi, et noh, et must tehnika ongi nagu okei ka, et noh, võib ju teha, et ei lähe sa katki midagi. No jah, sina ei lähe katki, aga võib-olla teised inimesed lähevad, et võib-olla juba kergelt, et noh, sellest nagu mis mõttega riskida. Et see on ka koormuse määr nagu on nagu oluline, et sa võid ju seda Jeffersoni ettekallutust ka teha kumera seljaga, aga sa ei tee seda 100 kiloga, sa ei tee seda 150 kiloga, sa teed seda kerge pommiga. Kas siit tuleb ka natukene see treeneri eetika küsimus siia, et kui sa oled nagu nii-öelda jõusaali treener, siis seesama sest mina tean, mul on ka sõpru, kes on, ma ei tea, 10 aastat jõutrenni teinud ja nad teevad siiani nagu tegelikult nagu mingeid asju teevad ülirõveda tehnikaga ja selles mõttes suure koormusega kasutatava treeningvahendi raskus on ka suur. Aga nad on see 10 aastat teinud ja mul mitte midagi viga vaata. Ehk siis neil ongi, keha ongi kohanemisvahend, masin. Neil on nagu kohanemine tekkinud, nende jaoks on see amplituud ja see raskus, mida nad kasutavad ja see liigutus, mida nad teevad, on nii sisse nagu treenitud, et neil nagu sellega pole mingit probleemi vaata. Ja noh, need samad inimesed võivadki teistele hakata nagu rääkima enam-vähem, et kõik võivad niimoodi teha ja siis kõik nagu toimib vaata. Aga siin ongi see sama nagu see hea point, et see ei proovi kõigile sobida. Ja kas siit tuleb ka treeneri eetika küsimus, et treener, kui ütleme inimene, kes siis peaks ütleme algajatele õpetama jõutreeningu, ütleme siis tehnilisi, ütleme, harjutuste tehnilist sooritust, et siis pigem võib-olla jõusaali treener, kes nagu algajaid õpetab, ei tohiks võib-olla selles perspektiivis õpetada, ehk siis ta peaks tegelikult pigem mitte võtma neid riske. Sellepärast, et populatsioon jagunebki nagu sinna, inimesed jagunevadki sinna spektri peale, et mõnede jaoks see tehnika, see must tehnika, mida sa võib-olla õpetad, inimene kohaneb selle koormusega ära, tal ei juhtu mitte kunagi mitte midagi ja siis mingi teine inimene on see, kes absoluutselt ei kannata seda konkreetset nagu tehnilist sooritust, mis võib-olla on nagu mustem ja temal võivad kohe mingi reaalsed probleemid tekkida. Aga sina ju treenerina tegelikult sa ju ei tea, milline isik sul ees on. Sa ei tea, et mida sa temaga tegelikult teha saad, aga samal ajal me ju teame, et me võtame tegelikult ju mingis mõttes riske, kui me hakkame mingid natukene riskantsemaid asju inimestega tegema või hakkame neid laiemale grupile nagu rakendama neid metoodikaid. No see ongi see, et
on olemas selline mudel, et Alan Aragon jagas ka seda mingi hetk kunagi, et tegelikult selline eduka treeneri nagu selline kompott või selline kooslus on nagu 3 tahust tegelikult, et üks ongi isiklik kogemus, mida sa oled ise nagu korjanud, eks ole, sa oled teinud tähelepanekuid, sa oled teatud asju läbi proovinud, sa oled teatud asju läbi proovinud teiste inimeste peal, et noh, sa oled tagasisidet saanud, eks ole. Et isiklik kogemus on äärmiselt oluline, selline praktika, eks ole. Teine oluline tahk on siis tegelikult midagi ei saa üle ega ümber, ongi see teaduspõhisus. Et isiklik kogemus on äärmiselt selline oluline ja väärtuslik, aga samas nii-öelda see isiklik kogemus, tal on piirangud peal, eks ole. Et see on nii-öelda siis sinu enda isiklik kogemus või siis teiste inimeste kogemus, kellega sa oled suhelnud. Aga see kogemuste pagas või see hulk, mida sa praktilisest poolest saad, on mõistliku suurusega, aga ta ei ole niivõrd suur kui teaduspõhiselt, eks ole. Et kui sa ikkagi teed mingisuguse suure uuringu lahti, kus on seal tehtud mida iganes võrreldud seal hypertroofiat või mingisuguseid vigastusi asju, siis tegelikult seal on ikkagi meist targemad inimesed, eks ole, teadlased pannud loogiliselt kokku 1000 uurimisalust, eks ole, kui mingi kokkuvõtlik uuring, et või siis sa loedki läbi 10 uuringut, igas ühes on 100 inimest uuritud, 50 inimest uuritud, et sa näed, et kontrollitud keskkonnas on nendele inimestele tehtud need. Ehk siis sa ühe paberi pealt loed juba näiteks seal 100 inimese kogemuse üle, 1000 inimese kogemuse üle, mis on nagu siis loogilised järeldused nende põhjalt tehtud. Et see teaduspõhisus on oluline. Ja 3. ja viimane on siis sinu isiklik intuitsioon nagu. Et mis sul tuleb, et ei ole ju olemas sellist oluline ära öelda ka see, et teaduslikult ei ole olemas ühte kõige paremat treeningprogrammi. Ja kui me räägime igasugustest progressioonimeetoditest või jaotustest, siis ka sellel puhul ei ole teaduslikult ühte kõige paremat. Et siin ongi, et iga treener teeb oma selle mänguplaani tegelikult ise. Et see isiklik intuitsioon, et kui keegi tahab käia seal 3 korda nädalas trennis, et kas sa teed talle mingi jaotuse või sa teed kogu keha, eks ole, või kuidas sa koormust selle inimesel suurendad ja nii edasi, et see isiklik intuitsioon on ka, et need 3 asja on tegelikult olulised. Ja kui nagu neid järgida, siis nagu, sa esitadki endale kriitilisi küsimusi ka, et okei, et kas nagu see viis on praegu kõige mõistlikum või mitte, et sul on see silmaring on sellisel juhul oluliselt nagu laiem. Ja, et siit võib-olla, jah, et kui puudutad edasi, siis siit tulebki see võib-olla olulisus ka, et mis mõte võib-olla, miks treenerite puhul ongi oluline see, et nad ennast ikkagi nagu pikka, ütleme siis terve karjääri jooksul ikkagi mingi regulaarsusega koolitaks või üldse nagu enam-vähem hoiaks silma peal siis erinevate nagu võib-olla tööstuse, ütleme siis mingis mõttes akadeemiliste tegijate töödel siis või hinnangutel, et see mõte võib-olla ongi see, et hoida endas seda 1-3 tahust, mis sa nimetasid, seda teadusliku meetodi mingit nagu siukest influenssi enda tööle hoida nagu sees. Sest selle samal põhjusel, mis sa nagu nimetasid, et see populatsioon, mis tänu teaduslikule meetodidele, millega on võimalik nagu mõõta siis kogemusi ja on võimalik neid nagu kokku panna ja siis võimalikult objektiivsete nagu parameetritega nagu mõõta asju teadusuuringute puhul. Lihtsalt see populatsioon on nii palju suurem ja me saame nii palju teadmisi rohkem, nii palju suurema kogumi pealt, kui me saaksime niimoodi, et me üksi oleme saalis, ainult oma peaga mõtleme ja siis kogume siis teadmisi ja kogemusi ainult nende inimeste pealt, kellega me ise kokku puutume või ainult selle pealt, mis intuitsiooni me oma siis ajus tunneme põhimõtteliselt. See on nagu kitsas vaade võrreldes selleks, et sa saad nagu nii palju laiemat vaadet saad kasutada tegelikult sinna juurde panna. Ja kui sa loed mingisugust teadusuuringut, eks ole, siis sa ju loedki kellegi teise kogemust. Sa ju loedki mingi 50 uurimisaluse kogemust, mis sealt nagu välja tuli. Et pigem on see üks hea tööriist, kuidas nagu väga paljude teiste inimeste kogemusi nagu läbi lugeda selles suhtes. Ja tegelikult see ei tähenda ka seda, et nagu alati nagu tahetakse lennata nagu äärmustesse. Et ma olen küll kuulnud seda, et ma eelistan näiteks sellist kauaaegset praktikut kui mingisugust kuiva akadeemikut näiteks, eks ole. Seda mul isegi üks tuttav kunagi ütles niisama jutu sees töö juures. Aga siis nagu mul tekkis kohe küsimus, et nagu, aga miks me nagu äärmustest peame olema, et miks me peab olema, et siin on mingi vägev praktik, eks ole, ja siin on kuiv akadeemik. Et miks me peame vaatama nagu täiesti äärmused, miks ei võiks olla näiteks mõlemat, eks ole.
et noh, et automaatselt öeldakse, et noh, et ma olen see või see, et see on, ma ei tea, et EKRE versus Reformierakond, et üksteisega me ei räägi, et punased jooned on vahel. Miks me võiks kokku tulla, miks me võiks nagu seda arutada? Ja kui sa tegelikult vaatad podcast'e, siis tegelikult, noh, podcast on üldse tore asi, sest kõik inimesed võiksid omavahel rohkem rääkida, mitte niivõrd palju mõelda omakeskis, eks ole. Noh, kas ei poliitikas võiksid inimesed omavahel rääkida, mitte sõdida nii palju, aga mujal ka. Ja kui sa vaatad tegelikult mujal maailmas, kui palju trenni podcast'e näiteks on, kes need mingid Alberto Núñez ja Helms teeb väga palju selliseid podcast'e, siis sealt koorubki välja tegelikult see, et ükskõik kellega sa ei räägiks ka juttu, ükskõik kellega sa vestluses ei ole, on see inimene sinust 10 korda targem või on see inimene sinust võib-olla rumalam või on see inimene hoopis teise valdkonna esindaja, ükskõik kes see inimene on, sa alati midagi õpid selle teise inimesega vestlemisest, et midagi, isegi kui sul on 10 asja, millega sa sellest inimesest räägid, sest sellest 10 asjast sa tõenäoliselt saad ühe asja, mida sa varem ei teadnud ja see on juba kasulik. Ehk siis nii-öelda ükskõik kes on, omavahel peaks nagu suhtlema ja siis sa nagu õpid alati juurde. Mõnelt õpid vähem, mõnelt õpid rohkem ja see, kellelt sa üldse ei õpi, vähemalt sa õpid seda, et talt ei ole midagi õppida. jah. Või siis õpid seda, et võib-olla kui sa mingeid enda seisukohti lihtsalt selle inimesega arutad, siis tegelikult samal ajal see, kui sa pead enda mingeid mõtteid esitama, siis see tähendab ikkagi seda, et sa pead oma ajus need mõtted uuesti kõik läbi käima. Just. Ja võib-olla sa isegi tahad seda. Ja võib-olla isegi sa tahad seda, et võib-olla sinu mõte või nagu teooria või mis iganes asi sul peas on, et mitte et seda maha ei tehta, vaid seda nagu testitakse mõnes mõttes, nagu challenge itakse, eks ole, et nagu sa saad ka mõnes mõttes sellist, mitte kriitikat, aga sellist konstruktiivset tagasisidet, et noh, kui tõesti 2 inimest saavad omavahel hästi läbi, eks ole, siis miks ei võiks üks öelda teisele, et näed, et noh, ma saan aru, mida sa mõtled, eks ole, aga minu hinnangul ei toimi see sellepärast, et, ja siis teine inimene saab mõelda seda, okei, ma ei mõelnudki varem niimoodi, et okei, noh, ma muudangi oma selles mõttes oma perspektiivi, et sellist üksteise kuulamist ja sellist arutlemist võiks tegelikult rohkem olla, et mitte sellist kapseldumist kõvasse koorikusse ja kohe sellist kaitserefleksi võtta nagu. Jah, et erinevate treeneritega, sealhulgas sinuga ka mingite asjade arutamine aja jooksul, et ongi tihti mulle ka treenerina andnud nagu mingeid kõige nagu väärtuslikumaid mõtteid, läbi mille ma ise tunnen, et ma mingist asjast saan paremini aru või ma oskan mingit asja paremini teha. Et see samamoodi, et meil kõigil on oma mingid kalduvused ja mingid nagu, ütleme, arvamused erinevate asjade kohta, vaata. Ja see vahest ongi ülihea, kui keegi inimene, kellegi sa arutad, on teisel arvamusel ja ta challenge'ib või nagu välja kutsub sinu seda mõtet ja kui seal taga on nagu siis konstruktiivne diskussioon, mis ei lähe nagu ad hominem või siis nagu isiksuse ründamise peale, vaata, ja mis ei lähe nagu emotsioonide põhiseks, vaid kui sa saad neutraalsed inimesega nagu asjadest arutada, et sellel tihti ongi nagu ülikõrge nagu väärtus, sest sa võib-olla natuke näedki seda perspektiiviga, mida teine inimene näeb ja läbi selle sa tegelikult, ja see ei pruugi alati nagu sinu jaoks õige olla, aga see, et sa suudad ka näha teise inimese perspektiivi, see võib tegelikult nagu ülitihti sulle mingid uusi nagu teadmisi või mõtted anda, vaata. Ja see on väga oluline. Teine asi on see ka, et noh, mina näiteks julgen öelda, et ma olen väga palju nagu näiteks seisukohti aja jooksul endale muutnud. Ja see ongi tegelikult, ma leian hea märk ka, et kui su seisukohad reaalselt muutuvadki, et nad käivad näiteks ajaga kaasas ja sa nagu õpidki nagu teiste käest nagu selles suhtes juurde. Et sa muudad seisukohti, aga kui sa nüüd selle peale mõtled näiteks ise ka, kui sa oma seisukohti oled muutnud, ta ei ole nagu väga selline voolav protsess või ta ei ole nagu selline väga meeldiv protsess võib-olla, et tegelikult isegi kui sa keegi sinust nagu näiteks targem sulle midagi ütleb või keegi, kes sa nagu tunned, et tal on õigus, eks ole, kui sa mõistad seda, et okei, minu tõekspidamised ei olegi võib-olla sellised, nad võib-olla kas nagu mitte nagu ajast ja arust või midagi konstruktiivset tuleb sinu poole, eks ole. Ja see nõuab sinu seisukoha muutmist, siis see ei ole meeldiv protsess ja see võtab aega. Et nagu ma ise tunnen ka täitsa, et kui omal ajal näiteks tulid mingisugused venitamised ja kõvera seljaga nagu tõstmised ja need asjad, et mis mõttes nagu ei ole niimoodi, et mis mõttes, et võib ka niimoodi, et ma küll seda ei usu, aga siis sa nagu kuulsid ja vaatasid ja lugesid ja nägid, et tegelikult seal on teatud punktid, mis nagu on loogilised
ja teatud määral sa oma seisukohtas ikkagi nagu muudad põhimõtteliselt. Aga jah, enda seisukohtade muutmine ei ole lihtne tegevus, ütleme nii. Et see nõuab ikkagi sellist natuke enesekriitikat ka, et väga raske on, nagu ma arvan, nendel inimestel, kes seda ei tee, kes ei ole võimelised seda tegema. Ma ise tunnen, et see on nagu suht orgaaniline protsess, ehk siis mul samamoodi, mul vahest on nagu isegi nagu ma proovin hoida nagu avatud vaadet asjadele, vaata. Ja siis ja see ongi siuke orgaaniline protsess, mille jooksul sa kogu aeg võib-olla nagu tembeldada peas, mõtled ja kritiseerid mingid enda seisukohti ka, mida sa arvad, et mis võib-olla on nagu õiged. Ja siis nagu kogu aeg kritiseerid ja proovid nagu avatud olla ja proovid nagu, sest nagu üks asi, mida ma enda nagu peas olen mõelnud, ongi see, et nagu kui ma mingis asjas nagu valesti saan mingist asjast aru, siis ma tahaks tegelikult võimalikult kiiresti selle seisukoha ära muuta, vaata. Aga see ongi see, et seal peab nagu sufficient evidence taga olema, et ma saaks oma seisukohta muuta, vaata. Ja siis ongi nagu mingid asjad aja jooksul, kuskil mingid mõtted, inimestega suhtled, erinevad seisukohad, asjad, kõik influence on tegelikult, pluss kõik internet ja sotsiaalmeedia, kõik asjad on ju, kõik mõjutavad meid, igat poolt tuleb nagu infot ja siis põhimõtteliselt need kogu aeg mõjutavad meie hinnanguid asjadele ja siis see nagu siuke aastast aastasse nagu ühel hetkel sa võib-olla mõtled mingist asjast ühtemoodi, teisel hetkel natukene see kaldub teise suunda, siis läheb jälle tagasi ja siis käib siuke lainetamine vaata mingite asjadega. Aga ma arvan, et see tegelikult on nagu, see ongi nagu siuke orgaaniline protsess enamus meie jaoks, sest tegelikult see tööstus ise on ka nagu suhteliselt siuke nagu muutlik kogu aeg. Et ma ei tea, kas sa oled sellega nõus, et nagu meil ei ole absoluutset tõde nagu paljude asjade kohta. Et meil ei ole sellist asja, et me lähme kuhugi, ma ei tea, me sinuga lähme nüüd mingisse kuradi ülikooli ja seal antakse meile absoluutne tõde inimese keha, siis ütleme, füsioloogia, kehatalitluse või treenimise kohta ja me võime kindlad olla, et 50 aastat nüüd vähemalt, et see on nüüd absoluutne tõde, ma ei pea rohkem midagi õppima, ma nüüd tean, kuidas see toimib, vaata. Inimorganism on nagu nii nagu keeruline ja see teadus on ka võib-olla tegelikult ikkagi nii nagu lapse kingades enam, kas või selle jõu- ja hüpertroofia treeningute koha pealt, vaata. Et ikkagi nagu see, kas või need materjalid, mis sa oled nagu kokku pannud ja millega sa seda konkreetselt nagu koolitust ja seda, ütleme, loengut annad, siis tegelikult võib-olla 15 aasta pärast sa pead seal ülipalju ära muutma võib-olla, vaata. Ma ei tea ju. Sest 15 aastat tagasi näiteks sa poleks saanud seda materjali praegu kokku panna põhimõtteliselt, sest ega Israel ega Helms ega keegi tegelikult ei olnud neid materjali veel 15 aastat ennast tagasi veel nagu otseselt kokku pannud, vaata. Sa oleks tahtnud Tallinna ülikooli minna jõu- ja hüpertroofia treeningu metoodika, siis ütleme seda ainet andma 15 aastat tagasi, siis sa oleks pidanud hoopis teist materjali esitama. No aga siin ongi see, vaata, et see näitabki seda, et mida laiem nagu su silmaring on või mida rohkem sa teiste inimeste kogemusi, tähelepanekuid arvesse võtad ja näiteks selle kuiva akadeemiku asja all ma mõistangi tegelikult teiste inimeste kogemust, aga kontrollitud keskkonnas, Ta ei ole mitte midagi muud, et ta ei ole lihtsalt mingi paber, et keegi mõtles välja, mingit jura kirjutas sinna, vaid ta on dokumentatsioon põhimõtteliselt kas siis eksperimendist või kellegi kogemusest ja millised järeldused sealt nagu tulid. Ja kui sa neid nagu loed ka aina rohkem, siis sa teedki nagu enda jaoks sellised loogilised seosed, et mida väiksem su nagu silmaring on, seda rohkem sa arvad seda, et on ainult üks kindel viis, kuidas midagi teha. Mida rohkem sa seda avad, eks ole, seda rohkem sa näed, kui palju erinevaid võimalusi on mingisuguseid asju teha, aga nad kõik enam-vähem liiguvad ühes suunas. Et ma arvan seda, et see selline progressiivne ülekoormamine ja see tõenäoliselt ei muutu mingil ajal, küll aga tõenäoliselt leitakse mingisuguseid väikeseid nüansse juurde. Näiteks, mis hiljuti on leitud, on see, et ja nüüd on väiksed nüansid näiteks, et hüpertroofia kutsutakse paremini esile siis, kui lihast treenida tema kõige pikenenumas asendis. Ja selle all ma mõistan näiteks seda, et on tähendatud näiteks, et kui sa näiteks seda reie 2 pead näiteks treenid. Ma tean, mis sa räägid juba. Ja lamades asendis näiteks versus istuvas trenasööri peal, eks ole. Kuna istuva trenasööri peal on sul puuspainutuses ja tagarühma rohkem välja veninud, sa pumpad neid, siis seal on võimeline nagu seda
tugevamat hüpertroofiat esile kutsuda mingil määral ja sama loogika peaks olema näiteks biitsepsiga, et kui sa teed 45 kraadi peal, eks ole, hantlitega, ta on välja veninud masendis, hüpertroofia on sinna altim tulema näiteks, et nagu, kui selline teadmine tuleb juurde ja sa lülitad selliseid harjutusi oma treeningplaani sisse, siis tõenäoliselt see tulemus on veidi parem, et ma arvan seda, et see vundament ja see on nagu ära vastatud, aga mingisugused alternatiivsed nagu käsitlused detailide osas, et need nagu kindlasti tulevad veel juurde ja sisse. Et võib-olla võib-olla suur areng võibki tulla võib-olla mingis mõttes nagu spetsiifilisus, sest see oligi nagu mingis mõttes nagu treeningu mingi siis nagu detailsem näide, vaata, et mis nagu selline harjutuste valiku puhul, vaata, et kui sa tahad jälle hüpertroofia eesmärk, et siis millised valikud sa peaks üle teise võib-olla tegema ja mis sul peaks olema nagu bread and butter treeningkavas ja mis mitte. Ja võib-olla teine asi, mis võib-olla saab ka veel, mis võib hakata järgmistel aastatel kõvasti nagu ka arenema, on mingi nagu see individuaalsuse aspekti juurde tulemine, vaata. Ja see... Nii meeletu varieeruvus, et tegelikult nagu see... Räägi, sa tahtsid ka sellest rääkima hakata? Vaata, pigem ongi see, et võib-olla me arvame seda, et mis nagu juurde tuleb, on see, et kuidas mingisugust harjutust nagu teha, et jube parem hüpertroofia oleks. Ma arvan, et see ei ole case. Ma arvan, et kõige suurem asi, nagu, mida meil veel nagu on õppida tõenäoliselt, ongi nende 3 peamise selle treeningnäidiku, eks ole, maht, sagedus, intensiivsus ja laias laastus tegelikult maht. Sest intensiivsus, sagedus on nagu olulised, aga nad otseselt sõltuvad mahust ja nad mõjutavad mahtu. Et see treeningu maht, see hulk treeningut, mida sa enda kehast läbi lased, on see peamine, siis, kuidas ma ütlen, see peamine faktor, mis siis sind edasi nagu viib. Ja selle mahu haldamine on see kõige olulisem asi. Et ei olegi kõige olulisem see, et millist harjutust sa teed või siis millist kordusvahemikku sa teed, vaid see, kuidas sa üleüldises mõistes seda mahtu nagu oskad organiseerida. Et sa alustad rahulikult, eks ole, oma tsükli jooksul, sa viid ennast piiri peale, tsükli lõpuks sa tuled uuesti koormusega maha, sa hakkad uuesti peale ja see on kõigil individuaalne. Ja see on lihasgrupi põhiti ka individuaalne, näiteks, et mõne lihasega sa saavutad selle maksimaalse taastumisvõimelise mahu varem kui teisega ja seal võib-olla seal tsükli sees pead nagu erinevatel lihastel seda mahtu vähendama, juurde andma, ja see lähebki selle individuaalsusega kokku, et mõni põleb varem läbi, mõni kannatab rohkem raiuda. Siis kui sa tead, et sa oled see varem läbi põleja, siis sa peadki oma selle arengu kõvera meelega tegema laugemaks, et sa saad kauem teha, kes on selline, kannatab rohkem koormust, tal võib see arengukõver olla agressiivsem, ta võib seda intensiivsust rohkem suurendada ja nii edasi. Et pigem selline individuaalne treeningmahu, selline organiseerimine on selline tõenäoliselt kõige olulisem. Et paljud pigem ma ei leia, et see viga oleks see, et keegi mingit harjutust valesti teeb. Isegi kui sa harjutust valesti teed, lihas töötab ikkagi, aga tihti peale tõmmatakse üle, treenitakse kuskil seal täiesti piiri peal, taastumisvõimelise piiri peal ja ei tehta nagu selliseid mahu vähendamisi ka teadlikke. Et fakt on see, et kui sa teed trenni, eks ole, sa küll annad lihastele stiimulit, su treenitus tõuseb, aga me ei ole robotid, me oleme bioloogilised robotid või sellised olendid, et meil tekivad ka jääkproduktid töö tagajärjel, eks ole. Ja lisaks selle tagajärjel kuhjub ka väsimus, et kui su treenitus näiteks läheb üles, eks ole, siis väsimus läheb samamoodi üles ja kohati isegi kiiremas. Ehk siis me peame andma alati kehale võimaluse sellest kuhjunud jääkväsimusest väheneda. Seda me mõistamegi näiteks selle deloadi all, et ükskõik, kes sa oled. Et kui sa tahad ikkagi areneda uuele tasemele, sa pead vastavalt pingutama, et see tase kätte saada, aga paralleelselt selle pingutusega kuhjub ka väsimus, millest on vaja vabaneda. Ja üks hea uudis ongi see, et kui me tõmbame näiteks kergema nädala endale peale, siis see väsimus on võimeline kiiremini lahtuma kui üldine treenitus. Aga seda ei ole lihtne teha. Ma ise tunnistan ka, et deload ei ole lihtne teha. Ma näiteks see nädal samamoodi hakkasin tundma, et juba teine trenn, et nagu jube raske on. Et eelmine trenn veel progresseerusin, aga see trenn üldse minekut ei ole. Selge ongi mingisugune, mingi 6 nädalat möödas või, selge, teeme deloadi. Aga seda ei olnud vaimselt nagu lihtne teha. Et eile läksin ka mingi saali, eks ole, okei, ma nüüd surun 90 kiloga mingisuguse sellise normaalse keskmise seeria vähendan mahtu. Aga seda ei olnud lihtne teha, vaimselt ei ole seda deloadi lihtne teha, et sa pead ikka nagu jällegi selle ego alla neelama. Ma praegu hakkan mõtlema, meil on tegelikult päris korralikult oleme rääkinud, aga ma praegu mõtlen seda, et huvitav paljud inimesed, kui paljude inimeste jaoks see praegusene vestlus siin üldse nagu liiga keeruline on olnud. Ehk siis võib-olla
Ei, ma arvan seda, et see, kes sellest asjast huvitub, see kuulabki seda asja See kuulab seda jah, aga mul ongi see, et huvitav, et kui palju kuulajatest nagu ära kukub, vaata, sest nagu see teema on nii intensiivne. Muidu kuulaks, vaata, kui paremini aru saaks, vaata, aga võib-olla kui nagu nii tiip teadmisi sest pole, et siis nagu see läheb see kuulamis, nagu see huvi läheb nagu alla, vaata. Aga see selleks, me ei saa sinna mitte midagi teha, vaata. Aga mõtlesin, et äkki vahepeal me saame midagi praktilises mõttes, kas mingid näited paremini tuua, ehk siis kui me kõnetame nagu tavalist, ütleme, jõusaalist treenijat, siis kuidas, ütleme, et jälle, ta lihtsalt hüpertroofia on eesmärk, ta tahab nagu lihasmassi arendada, tahab nagu lihtsalt paremas vormis olla, parem välja näha ja nii edasi, vaata. Et kui ta jõusaalis treenib, siis mis on nagu see, ütleme, treeningu ülesehituse mõttes, noh, kui ma klassikaliselt mõtlen ja kuidas mina ka nagu alustasin, oli see, et ma võtsin fitness.ee-st, võtsin treeningkava ja seal oli näiteks, ma täpselt ei mäleta, enam mingi 4 korda, mingi hüpertroofia kava, vaata, ja siis olid lihasgruppide jaotused, vaata, ja siis oli näiteks, ma ei tea, 4 korda 8-12 olid kõik asjad, vaata, mingi ühes treening kavas. Ja siis ma tegin 6 aega järjest 4 korda 8-12, vaata. Aga ma mõtlen seda lihtsalt, et kui mu eesmärk on nagu minu lihaseid arendada, siis vaata, mis me oleme siin tegelikult korduvalt juba läbi rääkinud, on see, kuidas koormus lainetab, kuidas meil on mesotsükkel. Mesotsükkel siis tähendab seda, et see näiteks mingi treeningtsükkel, võib-olla näiteks pikkuseks on mingi 6 aega näiteks, ütleme. Ja siis selle nagu 6-ajase treeningtsükli sees ideaalis võiks siis meil siis, ütleme, maht, ütleme, progresseeruda. Ja siis, ütleme, tsükli lõpus me võiksime, nagu sa nimetasid, see koormuse mahalaadimine võiks tulla, mis annab meile siis selle taastumisvõimaluse, et me järgmises siis tsükli alguses ja keskel oleksime võimekad kui eelmises tsüklis. Ehk siis, mis ma lühidalt võib-olla tahaks jõuda, on see, et kui me tahame progressi mõõta hüpertroofia treeningus, siis kuidas seda mõõta põhimõtteliselt? No seda hüpertroofia puhul ilmselgelt pole ühe korduse maksimut, et mõõtavat, eks ole. Et seda sa mõõdad siis, kui sul on eesmärk maksjõudu saada, loogiline. Teisalt näiteks, kui sa keha analüüsi teed, okei, ta võib näidata, et sul on seda skeleti lihasmassi nagu juurde tulnud, aga sa ei saa seda päris puhta tõena võtta, sest lihasmass on otseselt seoses keha veega. Ühel päeval oled sa kõhu täissöönud toitu, ta võtab selle täissöödud kõhukasule rasvavaba koe alla ja see võib mõjutada. Et tegelikult, kuidas sa nagu hüpertroofiat ja mesotsükli järel sa ei pruugi näha, et ma nüüd olen jõhkralt suurem, aga selles mõttes sa testidki siis kordusmaksimumi, aga sa ei treeni 1 kordusmaksimumi, vaid sa testid näiteks 8 kordusmaksimumi. Ehk siis teed seda M-rep seeriat, et as many reps as possible. Et kui sa ikkagi alustad seal, kui sa näiteks alustad mingisuguse harjutusega, jaksad 8 korda tõsta teda ja pärast tsüklit jaksad teda 12 korda tõsta, siis on see nagu muutunud ja tegelikult sa näed seda ka juba tsükli sees, et kui su tehnika on alati sama, kui su amplituud on alati sama, kui sul on kõik muutujad lukus, et sa tead, et nende puhul mingisugust sellist tahtmatut kompensatsiooni ei teki, siis kui sa ikkagi alustad väiksema mahuga ja sa jõuad suurema mahuni, siis su keha on selleks hetkeks kohanenud, aga siin on ka, et sul on unilusti korras, eks ole, sul on toitumine korras, et ei ole seda, et sa oled keha niisama piitsutanud, aga tal ei ole mille arvelt olnud kasvada, aga tegelikult ongi see, et mesotsükli lõpus, kui su maht on suurenenud juba, sa oled lõpupoole treeninud suurema mahuga, kohanemine peaks olema toimunud. Ja pigem selle keskmise seeria kordustega testides juba sa näed, et see keskmine, mitte maksjõud, aga siis see hüpertroofia vahemiku jõunäitaja on kasvanud selles mõttes. Sest et kui sa jaksad pikemat seeriat teha, ma korraks põikan siia, et on see, et kui sa saad tugevamaks, et siis sul närvisüsteem kohaneb, ta õpib rohkem neid lihaskiude töösse rakendama, et see lihase jõupotentsiaal suureneb sest närvirakud annavad rohkem lihastele piitsa, sunnivad neid rohkem tööle. Aga hüpertroofia puhul on ka see, et kui sa sellise madala seeriaga sa saadki seda müofibrillaarset hüpertroofiat, eks ole, et lihaskiud suurenevad põhimõtteliselt, et see sama kokku tõmbuv
kude nagu suureneb, aga ta ei suure kunagi nii palju. Et kui sa hüpertroofiat teed, saadki taga seda sarkoplasmaatilist hüpertroofiat, eks ole, sarkoplasmat juurde saada. Ja miks siis sarkoplasma arvelt see lihasrakk suureneb, ongi see, et noh, kui sa mõtled, et sa ei tee maksimumtööd, sa teed keskmist seeriat, ta nõuab mingisugust energiat, eks ole. Noh, siis selle sama sarkoplasma sees ongi kogu see ATP ja kogu see energia nagu selline substraat või alge, mille arvelt sa selle pika seeria jaksad ära teha. Ja kui sa nüüd treenidki seda pikka seeriat kogu aeg, siis selle pärast see sarkoplasma suurenebki, et järgmine kord oleks rohkem seda otsest kütust, mille arvelt siis see lihas kasvaks. Et sellepärast me näemegi seda, et kui sa jaksad sellist keskmist seeriat teha suurema raskusega või sa jaksad rohkem kordusi teha seal hüpertroofia vahemikus, ju siis on seda sarkoplasmat sulle ka juurde tulnud ja see lihas on veidi suurenenud. Kas sa oskad öelda inimestele ka, et nagu see, kui meil on lihasrakk, vaata, siis meil on müosiini, aktiini filamendid on meil seal sees. Ühesõnaga, seal on nagu sellised valgulised struktuurid, mis nagu libisevad üksteise vahele, läbi mille siis lihasrakk nagu lüheneb, tõmbab kokku. Ja kui need valgulised struktuurid muutuvad nagu suuremaks, võimsamaks, siis on ka see, ütleme, see lihasraku töövõime suurem. Et siis on tal töövõime suurem, aga see eelkõige selline jõud on suurem, et sul on rohkem seda kudet, mis nagu kokku tõmbab, ehk su mootor on sõna otseses mõttes suurem. Aga kui see on nagu selle hüpertroofia puhul on see sarkoplasma arvalt suureks saetud, siis sul on selline enam-vähem okei mootor, sa ei olegi nii tugev, et öeldakse, et kulturist ei ole tugev, eks ole. Jah, ta ei ole tugev maksimaalses jõus, küll aga ta on väga tugev seeria pikkuses, sellepärast, et ta lihastes on seda sama sarkoplasmat nii palju, seda otsest bensiini, mille arvelt seda tööd teha. Ehk siis kujuta ette, et kui väga tugev jõuline oled, eks ole, sul on mingisugune väga suure mootoriga kiirendusauto, millel on väga väike bensupaak ja selle sprindi lõpuks, mida see näiteks tänava kiirendusauto näiteks teeb, on see kütte otsas. Ta teeb siuhti ära, aga kütte on otsas. Ja nüüd selles mõttes see hüpertroofia näide on näiteks siis selline mõistliku mootoriga auto, millel on vähe suurem bensupaak, ta ikkagi on suhteliselt võimas, ta jaksab suhteliselt kiiresti sõita, aga ta jaksab kauem sõita, sest tal on seda bensu sarkoplasmat rohkem. Ja kui sa võtad mingisuguse, ma ei tea, mingi igiliikuri või mingisuguse väikse mootoriga auto, millel on väga suur bensupaak, siis see on see nagu vastupidavus, eks ole. Ta annab väga vähe endast välja, aga ta suudab seda kaua anda ja see hüpertroofia jääb sinna suhteliselt keskele või sellele jõule lähemale tegelikult. Et umbes sellise näite saab tuua. Huvitav, kui ütleme seal nii-öelda põhijõu vahemikus treenida ja tugevamaks minna, ehk siis ongi 8-12 kordust nii edasi kuskil seal nagu ümber on vähem. Ja sellega on siis meil, ütleme, töövõime kasvab standardiseeritud tehnikaga, ehk meie tehniline sooritus on sama, amplituud, kõik kontrolltempo on sama harjutuse sooritades, aga me oleme näiteks järgmises treeningtsüklis või ütleme pool aasta pärast ma olen sama harjutusega, olen nii-öelda tugevam selles kordusvahemikus. Et siis kui suur osa sellest on nii-öelda selle kütusepaagi arvelt, ütleme selle energia, ütleme allika arvelt, selle sarkoplasma arvelt, sest tõenäoliselt ikkagi need hüpertroofiad mõlemad ikkagi nagu kohanevad. Et eks mõlemad tuleb juurde selles mõttes, ma arvan, et lihtsalt see suhe on ühe poole rohkem kaldu lihtsalt, kui sa teed seda kiiremat, et see päris niimoodi ei ole. Ma nüüd teen seda klassikalist bodybuildingu kordusvahemikku, progresseerun selles vahemikus, et siis mul ainult mingi vedeliku tuleb lihasse juurde ja kui ma mingi one rep max kisun, et siis ma saan oma seda myofibrille juurde nii-öelda. Ehk siis tõenäoliselt nagu mõlema arvelt nagu lihasarkud suurenevad, lihtsalt ühel juhul ta on kaldus ühele poole, teisel juhul ta on nagu kaldus teisele poole. Ja siis on see sama, et me teamegi seda, et kui su lihas on suurem, siis ta on tugevam ja kui ta on tugevam, siis ta on suurem. Et algaja nagu hakkabki seda nägema, et kui ta hakkab jõudu juurde tulema, järelikult areng toimub. Et algaja peakski vaatama, et kas ma jaksan rohkem, ükskõik mis see on, kas suur raskus või ükskõik kuidas ma treenin. Et see põhi on sama, aga siin me jõuamegi selleni, et ühest teatud hetkest tuleb enda käest küsida, et mida ma tahan. Et kui mu eesmärk on ikkagi saada hüpertroofiat, võimalikult sellist suurt kohevat lihast juurde, siis mul ei ole asja mingisuguste 5 või väiksemate kordustega jurada. Sest et ma lihtsalt ei anna kehale signaali, et mul on sarkoplasmat vaja juurde, vaid ma annan signaali, et need myofibrillid peavad kasvama. Ja kui me räägime mitte nagu äärmustesse viimisest, vaid siis nagu potentsiaali maksimeerimisest, siis kui su eesmärk on hüpertroofia ja võistelda, kas võistelda või mingi muu väljund, olla mingi instamodell või midagi. Olla lihtsalt hea suhteliselt anda minna, mis iganes. Et siis sa pead ikkagi
tegema väga hüpertroofiale orienteeritud trenni. Sa peadki seal vahemikus olema, kus sa saad seda sarkoplasmaatilist hüpertroofiat, sellega sa eladki. Kui sa ei taha seda suurust, tahad olla tõstja, tahad olla kaalukategooriasse mahtuda, siis sul ei ole asja seda sama veekaalu, seda sarkoplasmat üles sajada, vaid su eesmärk ongi siis ühelt poolt siis saada see närvisüsteemi kohanemine, et närvisüsteem on võimeline lihaseid rohkem tugevamalt kokku tõmbama, tööle sundima, aga et oleks ka rohkem seda materjali, mis peab kokku tõmbama. Ja see kütus, mida see materjal saab, see antud hetkel ei ole nii oluline, et me mõlemad idee poolest saaksime ka ühel ajal arendada, aga siis me peame mõistma seda, et me ei saa kumbagi täisulatuses, vaid kumbagi natukene. Aga seda tuleb ka teadlikult teha, et kui seda teadlikult, see peab olema ka mesotsüklitena, et sul on nagu jõumesotsükkel või tähendab õigemini, sa alustad sellega, et sa teed hüpertroofia mesotsükli, sa saad natukene seda kudet juurde, siis sa teed jõumesotsükli, kus sa treenid seda kudet õpetad teda tugevamaks ja niimoodi vaheldumisi lähed. Saab ka tegelikult paralleelselt ühel ajal teha, aga kui seda mitte teadlikult teha, et üks päev lähed jõuksi, teed mingi 6-seid, teine päev lähed jõuksi, surud aparaadi peal 12-seid, kolmas päev võib-olla teed üldse mingid superseeriad või kätekõverdusi, siis kokkuvõttes jah, kasutegur on, aga sa võib-olla saad liiga vähe igast ühest, et lõpuks sa ei saa kumbagi, kui sa mitte teadlikult seda teed . Ja kui me selle progressi mõõtmise juurde läksime, siis siit see kumas nagu läbi ka, et ütleme, see sõna progressiivne ülekoormus, ehk siis põhimõtteliselt jah, kui hüpertroofia on eesmärgiks, me teeme mingi treeningtsükli, kas või 3-kuuse treeningtsükli läbi, siis jah, me võime nagu proovida subjektiivselt, ma ei tea, mõõdan oma käe ümber mõõtu, mõõdan rinna ümber mõõtu, mõõdan jala ümber mõõtu, nii edasi, või siis teen pilti endast ja siis proovin vaadata, mul oli produktiivne treening, ma 3 kuud olen produktiivse treening, ma olen kõvasti arenenud, vaata, kus ma peeglist välja näen. Siis need tihti, seal on nagu teatud objektiivsus sees, aga seal võib ka väga nagu, seal võib ka see subjektiivsus väga suurt rolli mängida, emotsioonid rolli mängida, ma võin ka natuke valesti mingeid asju hinnata, vaata, enda progressi mõttes. Aga kui ma suudan enam-vähem standardiseerida harjutuse tehnilise soorituse, kas või filmin selle ära ja siis 3 kuu pärast filmin uuesti mingi harjutuse seeria soorituse ja kui minu, ütleme, sooritusvõime siis just seda, ütleme, rohkem hüpertroofiale orienteeritud kordusvahemikus, minu töövõime enamus mu harjutustes näiteks on suurem, kui ta oli 3 kuud tagasi, siis see tõenäoliselt on suhteliselt hea näitaja sellest, et minu trennid on viimased 3 kuud olnud produktiivsed. Kui jah, selles mõttes sa ütlesid termini töövõime, aga tegelikult, mida mina terve see aeg mõtlesin, oligi nagu maht. Et sa harened siis eelkõige hüpertroofia seisukohalt ka, kus on maht suureneb ja maht eelkõige siis suureneb loomulikult ka raskuse puhul, eks ole, et raskus ka aeg-ajalt suureneb, aga see maht mesotsükli sees eelkõige suurenebki seeriate arvelt ja seeria pikkuse arvelt, ehk siis korduste arvelt ja kui on pikem tsükkel, siis sa võid sinna seda intensiivsus ongi ka see, et kui me teeme rohkem kordusid seerias, aga see maht nagu suureneb. Ja tegelikult me näeme ju seda ka, et kui sa teed ühe mesotsükli ära, sa suurendasid mahtu, sa tulid alla, siis järgmine kord see minimaalne maht, millega sa pihta pead hakkama, on ju kõrgem. Ehk siis kogu treeningkarjääri vältel tegelikult su maht tõuseb. Ta muidugi samamoodi see talutav treening maht tõuseb sama palju, kui see treenitus tõuseb. Ja treenitus ongi otseses seoses selle mahuga, mida sa teha suudad. Et pigem ongi see, et kui sa näed, et sa treenid mahu rikkamalt juba kui varem, aga kõik teised muutujad on lukus, eks ole, tehnika ei ole muutunud, muud treeningvälised stressorid on kontrolli all, et sa saad und, sa saad toitu, eks ole, sul, ma ei tea, suhted või tööalased asjad on paigas, et sul ei ole nagu väga suuri probleeme, mis sind nagu mõjutaksid ja sa näed, et treening maht suureneb, sa iga kord paned juurde seeriat mahu näol, siis tegelikult on ainult loogiline arvata, et sa ei saa samaks nagu jääda. Kui toitumine oleks kehva või sa ei taastuks ära, siis, eks ole. Ja teine asi ongi, et sa näed ka seda, et selline treenituse suurenedes suureneb ka selline resistentsus väsimuse osas, et sa keha haldab väsimust ka paremini. Aga paratamatult on see, et ühel hetkel need samad mahalaadimised hakkavad tulema, siis nad võivad tulla sagedamini, aga ei pruugi, et see töö, mis sa pead andma, on aina suurem ja taastumisvõime, ütleme niimoodi ka, et huvitav asi on ka see, et see stiimul, mida lihased tahavad, ületab alati tegelikult lõppkokkuvõttes selle taastumisvõime.
Ehk siis, et toome näiteks, et kui keegi on juba mega proff eluaeg treeni teinud, täiesti edasi jõudnud, eks ole, lagi on peaaegu saavutatud, siis tegelikult oleks ta võimeline veel edasi veidi arenema, aga ta ei ole võimeline nagu ära taastuma sellest õigel ajal uuesti. Ta ei ole võimeline oma kehale seda mahtu andma, mida oleks vaja, et lihas areneks. Ja siin ongi näiteks see, et kui keegi on väga edasi jõudnud, siis tulebki näiteks, kui sul on keha jaotus, sa peadki hakkama siis nii-öelda mesotsükli põhiselt kehapiirkondi eelis arendama. Ehk siis toome näiteks, et antud mesotsüklis näiteks ma annan jalgadele väga suurt treeningmahtu, et nad viia järgmisele tasemele, samal ajal säilitan teisi lihaseid mahuga. Ja kui see mesotsükkel saab läbi, ma olen oma jalad natukene edasi viinud, siis ma jätan jalgadele säilitava mahu peale ja võtan mõne teise lihasgrupi ette, näiteks suruja lihased, eks ole, ja viin nende mahu nii kõrgele. Sellepärast, et kui ma kõiki kehalihaseid täieliku edasi jõudnuna tahan viia sellele mahu astmele, et ma veel edasi areneksin, siis kõiki korraga ei saa enam arendada, sest su keha ei tule selle taastumisega toime. Ehk siis sa pead hakkama ükshaaval neid asju vaikselt tõstma. Algaja kasvatab kõike paralleelselt kuni kesktasemeni, kuni päris edasi jõuduni, aga sealt edasi on vaja hakata nii-öelda siis mesotsükli põhiselt keha piirkondadele lihastele andma seda arendavat mahtu nagu järk-järgult põhimõtteliselt, üksteise järel nii-öelda. Kuna kui ütleme on jõusaalis treenija, siis minu nagu siin juures see subjektiivne arvamus on ka see, et mida ka ütleme treenerina nagu saalis nähes, et inimesed, kes tahavad oma siis kehalist vormi jälle võib-olla hüpertroofia arvet arendada, et siis tegelikult tihti alati võiks alustada tehnilise soorituse standardiseerimisest ja õppimisest ka tegelikult. Sest ma ei tea, kui palju sina näed, aga samamoodi kui mina ütleme saalis näen inimesi harjutusi sooritamas, siis ikkagi see, kas või inimesed, kes on 10 aastat ütleme jõutrenni teinud, siis tihti ikkagi võib olla, et neil on mingid asjad võib-olla soorituses suboptimaalsed. On see siis amplituud või üldse tempo, see kontroll, nii edasi vaata. Ehk siis võib-olla treenerid, mida mina näen, on see, et kui algaja tuleb treener, see on eriti oluline, et võib-olla number 1 eesmärk on inimesele nagu õpetada selgeks harjutuste nagu enam-vähem korrektne tehniline sooritus, et ta oleks enam-vähem standardiseeritud ja siis anda nagu edasi see teadmine ja see, ütleme see, kuidas juhtida siis treeningsüklit nagu progressiooni suunas vaata. Aga tegelikult meil on ju eos pekkis, kui inimene ei oska tehniliselt sooritada või ta on nagu siuke loose selles tehnikas. Selles mõttes loose, et kui treening vahendab raskemaks, siis läheb tehnika natuke loosimaks vaata. Aina lahtisemaks asi läheb. Sest siis tegelikult ju süsteem enam ei toimi, sest jah, me teame, et 3 kuu pärast peab nagu, sooritusvõimet nagu mahu mõttes peab kõrgem olema vaata. Mu keha peab olema kohanenud nagu võimekamaks, kui ma tahan hüpertroofiat esile kutsuda. Ta peab olema võimekam, kui ta ütleme 3 kuud tagasi oli ja just nagu töömahu mõttes, aga ma ei saa üldse mahtu mõõtma hakatagi, kui mul ei ole tehniline sooritus paigas. Jah, see väga tõsi, et selles mõttes loomulikult, et kõige olulisem nagu on see, et see maht suureneb, eks ole, et see järgmisele tasemele saad, aga jällegi jah, et muud asjad peavad olema, nagu varem ütlesin ka, lukus, et tehnika peab olema nagu lukus, et sa ei tee seal nagu järeleandmisi, et sellepärast ongi, et kui sa vaatad, kuidas nagu ikkagi hüpertroofia puhul nagu treenitakse, et ongi see, mitte raskus ei ole ära unustatud, et ei ole nii, et hüpertroofiat arendatakse nii-öelda, et treenitakse kergete raskustega. See raskus ei ole su jaoks kerge, kui sa kasutad vastavat tehnikat. Tegelikult on väga raske seda kergemat raskust liigutada, eks ole. Aga ongi jah, et see tehnika peab paigas olema selles mõttes, et lihas maksimaalselt nagu töötaks, eks ole. Aga teine asi on ka see, et puhas tehnika aitab siis ennetada või siis nii-öelda võtta välja need tegurid, mis hakkavad kompenseerimist tekitama. Lihtne näide. Sa teed rinnalt surumist, eks ole. Sa lähed ekstsentrilisega rahulikult alla, sa teed väikse pausi rinna peal. Ei lase tal vajuda rinna sisse, aga sa teed rinna peal väikse pausi ja sa lükkad ta ülesse. Et mida see paus tegelikult võimaldab, on see, et number 1 on see, et kui kang jõuab rinnani, siis su amplituud on alati sama suur. Eks ole, kui sa puudutad rinna ära, siis sa tead, et mu kang tuleb alati rinnani. Et see on juba ühelt poolt see standardiseerimine, mida sa ütled. Teine asi on see, et kui sa seda kerget pausi kasutad, siis sa elimineerid põrke ka.
et põrge on ju ka see häda, mis on, et alateadlikult hakkad sa aina rohkem põrgatama, aga kui sa teed pausi, ta seisab sul hetkeks rinna peale, siis sa lükkad puhtalt rinnalihasega just sealt veninud asendist selle kangi nagu ülesse. Et sa väldid jälle seda, et seda kompensatsiooni ei tuleks. Et tegelikult puhas tehnika ongi kompensatoorsete mehhanismide eemaldamine põhimõtteliselt. Ja tegelikult siit samamoodi tuleb ju, et kui me ütleme selle podcasti alguses rääkisime, et miks üldse nagu võiks harjutusi tehniliselt pigem puhtamalt sooritada, siit tuleb ka see väärtus, et sa ei saa ju tegelikult objektiivselt enam nagu treeningmahu progressiooni planeerida, kui sul tegelikult ei ole ka tehniline sooritus suhteliselt nagu puhas. Ta ei pea olema nagu mingi ebamõistlikult nagu strikt, aga sul peab ikkagi mingi standard paigas olema, vaata. No see peab olema sisse kulunud see viis, kuidas sa seda teed. Et ei ole seda ohtu, et kompensatsiooni tuleks kuskile kõrvalt juurde. Ja tonnaaži suurenedes lihtsalt see sooritus ei tohigi muutuda, sest muidu on terve kõik ülejäänud, see planeerimine on nagu mõttetu põhimõtteliselt. Ja sellepärast on mahu suurenemine ka oluline, et kui sul on tehnika paigas, siis ega me ei arene ju niimoodi, et me iga kord jaksame rohkem kangile raskust juurde panna. Me võime kasutada metoodikat, et me paneme näiteks 3 nädalat järjest kangile päris agressiivselt raskust juurde, aga 4. nädalal võtame ta maha, puhkame ja hakkame uuesti pihta. Et intensiivsuse, sellise agressiivse intensiivsuse tõstmisega loomulikult ka see süsteemne väsimus tuleb rohkem üles, jälle stiimuli väsimuse suhe mängib seal ka rolli, aga ongi, et sa jõuad selle piirini varem ja sa pead seda mahalaadimist tegema varem, aga kui sul ongi see sama puhas tehnika, eks ole, siis ta ei ole nagu isoleeritud liigutus, aga kui sa teed väga puhtalt, siis sa jaksad vähem. Kuna sa jaksad vähem, siis sa jaksad ka vähem juurde panna. Ja siin ongi nüüd oluline, et kui sa ei jaksakski puhta tehnikaga iga kord raskust juurde panna, ongi, et kas ma jaksan äkki ühe korduse rohkem teha kui eelmine trenn või ma panen mingi aja taga näiteks 3. seeriale 4. seeria juurde. Või siis näiteks teen 3 seeriat ära, järgmine kord teen sama raskusega sama palju kordusi, aga 4 seeriat. Ülejärgmine kord võib-olla teen uuesti 3 seeriat, aga panen 1 korduse juurde. Ja siis harjan selle 1 kordusega ära ja siis järgmine kord panen jälle 1 seeria juurde näiteks. Et kui sa nende asjadega mängid sellise otsese töömahu tõstmisega, siis sa teed selle arengu kõvera endale väga laugeks, mis ongi hea. Sa tahadki võimalikult lauget arengu kõverat saada, sest et siis on sul see sama väsimuse haldamine ka kontrolli all. Ja sa pead seda deloadi võib-olla hiljem tegema ja sa saad kauem ennast ehitada ja ongi hea. Et pigem see protsentide ja raskustega mängimine on ja selline sagedane deloadimine on pigem ongi, kui sul on sellist reaalselt toorest jõudu vaja nagu arendada. Et see on pigem selline tõstjate teema, mis ei tähenda seda, et hüpertroofia eesmärgiga treenima inimene ei võiks seda teha, loomulikult võib, aga ta võib olla tsüklipõhine . Et jah, pigem on selle jõu ja hüpertroofiaga see, et me peame neid eraldi vaatlema ainult nagu suhteliselt nagu kõrgel tasemel. Ikkagi oleme selles, me saame nõustuda, et näiteks algaja võib, vahet pole, ta võib väga lihtsalt treenida, ta arendab mõlemat, et algaja jaoks võibki mõlema arendamine olla täiesti ühine eesmärk. Nagu. Ja alga puhul samamoodi tegelikult isegi kui ta ta ei kaardista mingid treeningi näitajaid, ta ei kaardista oma jõunäitajaid, ta lihtsalt enam-vähem teab, mis lihasgruppi ta teeb, kui ta tegelikult algaja on ja kui ta lihtsalt, ütleme, pingutusastme mõttes pingutab, ja ikkagi, ütleme siis mingi perioodi jooksul piisavalt puhkust ka saab, siis algaja niikuinii areneb, vaata. Et see algaja puhul, see on ka see, miks me suhteliselt võib-olla ka suhteliselt võib-olla mitte kõige efektiivsemad, et treeningprogrammidega algajal ei ole vahet, ta kohaneb ikka sellega, vaata. Ja see treening keerukus peab nagu see läbimõeldus ja selle olulisus võib-olla tuleb aina rohkem mängu, mida edasi jõudnumine see treeni on, et seda kohanest esile kutsuda, vaata. Ja, nii on, aga selles suhtes isegi algajal see kava ei pea olema niivõrd keerukas, eks ole, või hästi hullult progressioon sinna hästi peenelt sisse pandud, aga mingisugune progressioon seal kindlasti võiks olla selles suhtes. Et mingisugune loogiline asi, et ikkagi, et sa suurendad trenni järel kordust, et see ei ole see, et sa kirjutad, et tee 8–12 korda. Mis see tähendab, teen 8–12 korda? Ma teen siis kõik korrad 8 korda, ja võib-olla ma oleks jaksanud 12 korda, aga
samas 8–12 peab olema, et suvad see 8 nagu töötab ka. Või selle asemel võiks olla ju näiteks see, et okei, see nädal tee 8 korda. Järgmine nädal proovi teha 9 korda, üle järgmine nädal proovi teha näiteks 10 korda, ja siis võib-olla paned seeriaid juurde või midagi sellist, et see 8–2 või 10–12 võiks olla 10, 11 ja 12 nagu erinevatel nädalatel. Sest et kui sul esimene nädal on 10 korda, on okei, teen ära, eks ole. Kolmandal nädalal, kui sa pead 12 tükki tegema, sa oled juba vaimselt selle jaoks häälestunud. Okei, nüüd on 12 nädal ja mul on see eesmärk ja ma lähen teen selle ära. Et kui sul seda eesmärki eraldi oleks olnud, võib-olla sa oleksid 10 peal pooleli jätnud, aga kui sul on siht silme ees, siis sa võib-olla lähed oma mugavustsoonist välja ja pingutad need 2 tükki veel, mis ongi olulisem või mis ongi oluline, et nende järgmisele tasemele jõuda. Ehk siis see progressiooni loogika tegelikult igal juhul on nagu oluline. On oluline nii algajal kui edasi on, lihtsalt algajal ta võib nagu lihtsalt... Algajal saab natuke pimesi lihtsalt toetada nii-öelda. Ja. Aga samas algajal tõenäoliselt see areng kui selline oleks endiselt nagu mingis mõttes kiirem, pikemas vaates, kui ta haldab seda stiimulit ja väsimust nagu õigesti lihtsalt, mitte ei lahmiks nagu pimendas vaata. Aga siit tuleb ka võib-olla see lihtsalt oluline nagu point, ütleme inimestele, sest paratamatult ikkagi, ma ei ole kindel, et kindlasti on Eestis ka nagu omajagu treenerid, kes tegelikult ikkagi ei ehita oma treenitavatele nende põhimõtetega nagu treening lähenemisi. Ehk siis paratamatult Eestis endiselt 100% leidub treenerid, kes annavadki treeningkava ette, et 4x10 on see ja 4x12 on see, 4x8 on see, nüüd 2 kuud treenid selle järgi. Aga tegelikult ju kui mõelda selle peale, et kuidas ma tahaks efektiivselt jõutreeningus areneda ja ma ei hakka üldse sellest rääkimagi, et tehnilist sooritust tihti ei õpetata. Ei süveneta sellesse detaili ja ei süveneta selle standardiseerimisse siis tegelikult. Siis juba tegelikult mahu mõõtmine jälle kaotab seose. Et mis mu nagu sõnum võib-olla ongi see, et kui inimesed nagu treenerit endale valivad, et siis hea oleks, kui natukene oleks arusaam, et küsida kas või treeneri käest, et kui ma saangi kava, kus lihtsalt on 4x10, 4x8 ja siis antakse juhised nagu, tundi järgi paned peale ja nagu kasutada, et see küsimus on, et kuidas ma 3 kuu või selle kava lõppedes, mis see loogika on, kuidas ma olen parem 2 kuu pärast selle treeningkavaga, kui ma olen praegu vaata. Ehk siis paratamatult see on asi, mis võiks olla kõigil oma siis treeneri poolt treenitavale jõutreenijale, kes ütleme siis näiteks hüpotroofia või jõu eesmärgi treenib, tal võiks ikkagi mingi loogika olla alati kaasa anda vaata. Ja see on nii oluline ja algajad või inimesed, kes lihtsalt jõutreenist väga palju ei tea, nad ei oska tihti neid asju ka küsida tegelikult. Ja siit tuleb nagu treeneri kohustus seda edasi anda. Aga ühesõnaga, et see mõte on, et nagu ei ole mõtet lihtsalt endale mingit kava saada või netist võtta, kus lihtsalt mingid asjad on 4x10. Sellest ei ole mingit kasu. Seal peab tehniline sooritus juures olema, seal peab progressioon juures olema lihtsalt. Jah, selles mõttes, loomulikult, samas ei saa seda öelda, et kui sa nüüd niimoodi ei tee, eks ole, siis et mitte midagi ei juhtu ja sa peaksid üldse nurgas häbenema, et mina ja sina ju näiteks oleme ka oma sellised tagasihoidlikud kehad üles ehitanud nende teadmiste järgi, mis omal ajal olid ka, et eks ole, tegidki mingi jagasid keha 4-ks või 5-ks või seal 3-ks ja tegid 1 korra nädalas läbi, et ega see pro-split ju ta toimib. Et mis tahes treenimine toimib, lihtsalt see läbimõeldud progressioon ja siis see mahu ja väsimuse haldamine aitab meil lihtsalt natukene kiiremini jõuda sinna võib-olla, kuhu me tahaksime ja natuke väiksema vaevaga lihtsalt. Et see on, selle kohta võib öelda, et see on nagu optimeerimine, et loomulikult, kui keegi peab treeningpäevikut ja tal ongi seal 4x8-10 peal ja ta proovib iga kord juurde panna, otsib ise viisi, kuidas juurde panna ja siis vaatab oma treeningpäevikust, loomulikult see töötab ka, aga see on siis nende treenija enda nagu najal, eks ole, et sa pead ikkagi fanatt olema, siis treeningpäevikut pidama, et okei, täna proovin 2,5 juurde panna, järgmine kord proovin seal 1 korduse rohkem vajutada, et see on nagu sinu õlul aga ongi, et algajal pigem on see, et mingisugused nädalad võiks nagu ette olla kirjutatud, et tal on nagu see eesmärk sees, et teda ei huvitagi, et miks ma teen 7 või 8, aga teda huvitab see, et ma pean tegema, et mul kästi teha ja kui ta seda teeb, et siis see tulemus ka tuleb ta tuleb lihtsalt sujuvamalt ja võib-olla veidi kiiremini, aga see ei tähenda, et nagu teistmoodi nagu ei saaks treenida ja võib-olla paljud teevad seda alateadlikult, jah.
100% nõus, et paljud võivadki seda nagu alateadlikult teha ja mõtlen, tegelikult juba jõusalist treenija puhul on see päris suur taseme saavutamine, kui inimene juba üldse kaardistab, mida ta teeb, vaata. Tegelikult on, et nagu jah, tal viib 4x8 alla, aga see ongi see üksik progressioon, kui ta proovib lihtsalt iga kord natuke mingit ühte muutujat juurde panna, vaata. Aga see algajal jälle võib toimida väga nagu hästi, sellepärast, et ta taastumisvõime või tähendab see töö, nagu see sooritusvõime kasv on nii kiire lihtsalt. Ehk siis põhimõtteliselt saabki selle ühe muutuja progressiooniga nagu minna, et sul ongi 4x10 või 4x8, mis iganes, ja siis sa suudadki võib-olla suhteliselt okei intervalliga nagu raskust tõsta, vaata. Aga noh, see ongi see, et mida mina nagu treenerina olen tajunud, lihtsalt on see, et nagu see, et algajale üldse see süsteem nagu, et ta kas või sellest lihtsast süsteemist aru saaks, see juba on omaette nagu õpetamine. See vajab õpetamist, vaata. Et see ei ole, et see ei piirdu ainult sellega, et sa lihtsalt võtad netist kas või kava, vaata, või saad kuskilt mingi lihtsalt treeningkava, vaata. Sa pead tegelikult natuke ka aru saama, et kuidas juurde panna ja millal saab juurde panna, millal ei saa juurde panna ja mida tehnika samal ajal sellega teeb, vaata. Ja see kõik, need on kõik tegelikult oskused ja siit tulebki see olulisus välja, kui oluline tegelikult on treener, kes oskab siin sellest suunata lihtsalt tegelikult. No siin ongi see oluline, et see ongi see sama personaalne lähenemine, mida nagu kõik treenerid reklaamivad, eks ole. Ja nii see peakski olema, et ühelt poolt ongi, et sul on nagu, kus selle kava teed, eks ole, ja nagu pead järgi, et palju see inimene tõstab või inimene ise peab järgi, et palju ma tõstsin ja palju ma kordasi tegin ja nii edasi. Et see ongi see kvantitatiivsed näidikud, eks ole. Samas nagu kvalitatiivsed on ka olulised, et eks ole, et kui sul ikkagi pidevalt on niimoodi, et sa paned kangile raskust juurde, teed küll oma asjad ära, aga iga kord oled sa pahuram ja motivatsioon on madal ja sa nagu nii palju ei jaksa ja võib-olla produktiivsus nagu muudes elusfäärides ka langeb, et see on ka oluline, et nii numbrite kõrval on ka see väga oluline, et mida sa tunned nagu. Ja see enesetunne tihtipeale nagu hakkabki ära ütlema, et loomulikult numbrid ütlevad ka, et kui sa hakkad jõudma oma selle piiri peale, selle mahuni, millest enam taastada ei ole võimalik, et siis sa lihtsalt ei pane juurde. Sa ei jaksa juurde panna, võib-olla jaksad, kui sa hakkad tehnilist suutlikkust ületama, võib-olla jaksad ka, kui sa ennast väga piitsutad, eks ole, aga siis hakkab see sama väsimus liigselt kuhjuma, aga pigem ongi see kvalitatiivsed näidikud, mis nagu näitavad ära. Ma tunnen ennast nagu täna kehvemini, mul ei ole minekut, ma ei taha, ma ei saa, ja mul hiljuti oli ka, et ma tundsin, et kurat, et nagu üldse ei taha trenni teha, et nagu ma ei taha minna täna. Siis ma mõtlesin loogiliselt, selge, aga ma olen juba siin 6-7 nädalat järjest progresseerunud ka nagu. Et topeltprogressiooni näiteks kasutan mina, et võtangi mingi 3 kordusvahemikku, et ongi näiteks seal 8, 9, 10, eks ole, kui saan 10 kätte, esimene nädal näiteks seal 3x8, 3x9, 3x10 on 3. nädal, kui saan oma 10 kätte, esimene muutuja on saavutatud, eesmärk, lisan teist muutujat, koormust juurde, hakkad uuesti üles ronima. See on väga lihtne, seda tegelikult see, et kui sul on topeltprogressioon, ei tähenda seda, et näiteks algaja ei tohi seda teha, et topeltprogressioon ei ole keerulisem kui üksikprogressioon. Et nad on lihtsalt selles mõttes erinevad. Et aga oligi, et olen ka 6-7 nädalat olin seda koormust ja korduseid nagu mahtu suurendanud ja siis mõtlesin, et ma ei jaksa. Selge, miks ma ei jaksa. Ma olen 6-7 nädalat juba lammutanud, eks ole. Et nüüd ongi aeg maha laadimine, viimane aeg teha. Et ongi, et targutama oled kõva tegija, eks ole, aga ise nagu seda ka jälgida ei ole sugugi lihtne. Et väga lihtne on öelda teistele, mida tegema peab, aga seda peab ise ka tegema. See ei ole lihtne, seda peab nagu tunnistama. Jah, et ma ütleks, et tean, et kvalitatiivsed, ütleme, märgid siis on nagu väga head näitama seda, et mis, ütleme, kuidas su keha reageerib sellele koormusele, kus sa praegu oled, vaata. Et treeningkoormuse, treeningmahule. Et jah, et seda koormuse mahalaadamist võtta, see on subjektiivne, vaata, et see, kuidas keegi seda tajub, vaata, et minul selles mõttes on lihtne, et ma lihtsalt tunnen ennast alati suhteliselt sitasti siis, kui mul hakkab taastumine nagu väga piiri peale minema. Ehk siis mina tunnen lihtsalt väga sükest närvis, mul hakkab uni natuke halvemaks minema, tunnen ennast närvilisena ja nii edasi, vaata. Et siuksed nagu sümptomid on need, mis mina tunnen ja siis ma saan kohe aru, et okei, ma teen koormus mahalaadamise vahele, vaata. Ehk siis, aga jah, see on jälle individuaalne, kuidas keegi seda tajub, kuidas keegi seda tunneb, vaata. Ja 100% võib siin nagu ka liiga kauaks kinni jääda sellesse, et ei võeta siis koormuse mahalaadimist õigel hetkel, kui on tegemist nagu progressiivse treeningtsükliga. Vot.
Okei, no väga hea. Ma ütleks, et me oleme rääkinud päris pikalt, et ma ei tea, see on, ma arvan, päris huvitav kuulamine inimestele, et see kindlasti kohati on keeruline ka, et ma loodan, et inimesed nagu püsivad nagu lainel, saavad nagu nendest terminist asjadest ja ma loodan, et me rääkisime nagu ikkagi piisavalt, ütleme, ära alahindama kuulajaid, et piisavalt loodan, et piisavalt arusaadavalt rääkisime asja lahti, et kindlasti muidugi erinev populatsioon satub potentsiaalselt kuulama, et siis kindlasti osad on nagu kogenud jõutreenijad ja saavad nendest asjast väga hästi aru. Need saavad nagu kõigest aru, mis me räägime ja siis ma pigem muretsengi selle populatsiooni pärast, kelle jaoks natuke jõutreeningud on natuke võõramad asjad võib-olla, mitte nagu päris võõrad, aga natuke võõramad. Siis tegelikult isegi need asjad, mis me täna ka siin nagu rääkisime ja tegelikult see koolitus, mis sa tegid, vaata, seal ongi see, et vaata, sina oled seal nagu nii sees nendes terminites, vaata, et sulle nagu, sa lihtsalt nagu ütled need välja, vaata, ja kõik tundub nagu loogiline, vaata, aga tegelikult nagu see, ega see, oota, telefon heliseb, et ühesõnaga, et terminite mõttes siis inimestel võib ka olla seda vaata raskem jälgida. Ehk siis ma mõtlengi seda, et loodetavasti inimesed nagu püsisid lainel kõik, aga seda ei tea. No selles mõttes ma arvan, et huvitav kuulamine on see nagu kõigile ikkagi. Ja me tegelikult täna käisime läbi ikkagi päris nagu detailsed erinevad teemad ja saime nagu arutada päris olulistel nagu jõutreeningu muutujate, ma julgen seda väita. Oot. Kuule, aga tahad kedagi tänada? Tahad midagi lõppu öelda või tahad mingi sõnumi inimestele öelda näiteks? Ei, mis seal ikka, selles mõttes mina tänan, et sa mind kutsusid ja minuga selle asja läbi tegid ja mina sain natuke rääkida ja mõtteid avaldada ja ma arvan, et et selles mõttes rohkem inimesi võiks rääkida, rohkem inimesi võiks podcast'e teha ja rohkem inimesi võiks oma mõtteid vahetada, sest et igasugune mõttevahetus ja selline ühisosa leidmine on ka selline üks nagu edasiviiv jõud, nagu, et mida rohkem selliseid asjast huvitavaid inimesi nagu omavahel suhtlevad, seda rohkem me kõik nagu õpime, lähme edasi, et ärme ole kurjad üksteisega ja ärme nagu, kuidas ma ütlen, ärme kapseldu ja ärme ole seal omaette ja siis sest et see eraldumine, see nagu tekitabki võib-olla mõnikord sellist distants ja sellist hõõrdumist ebavajalikku, et pigem selline aktiivne suhtlus on nagu hästi oluline. Et kindlasti tee teistegagi neid asju veel edasi. Jah, nõus, et eks siin meie väikse Eesti tööstuses samamoodi on ikkagi see kapseldumine kerge tulemana, et nagu midagi pole teha, et on erinevate nagu arvamustega inimesi ja siis võib-olla diplomaatia on siuke keeruline valdkond ühesõnaga, et kuidas inimestega nagu neutraalselt neid asju rääkida, see on nagu, eks ta on inimeste jaoks tihti keeruline asi, on diplomaatia. Aga selles mõttes 100% nõus, et need asjade arutamine, kõik see on nagu väga positiivne. Aga kus sa töötad Revalspordis treenerina töötad, eks? Sa oled Tallinna Ülikoolis on siis aine, mida sa annad ja EKFL-is saad koolitajad, kui inimesed, ma ei tea, vaatavadki, et ülikõva, et kas sa treenerina võtad praegu üldse kliente juurde või kuidas inimesed saavad sinu, ma ei tea, Tallinna Ülikoolis seda ainet kuulama tulla, kas see on avatud kuidagi ülikooliga, saavad niisama ka seda endale registreerida ja EKFL-i koolitustele samamoodi, kus sina ka annad aineid, see on siis uuesti kevadel tulemas, aga räägi selle Tallinna Ülikooli ja selle oma treeneritöö kohta, et kas sind on ka võimalik kuskil nagu kätte saada eraldi veel? Ikka selles mõttes on, et personaaltreeninguteks olen ma ikka avatud alati, jah. Et selles suhtes ja nüüd võib-olla isegi rohkem, et kõik teavad, et mina olen see tüüp, kes nagu rühmatreeni kannab, et seal 100+ kilo ja keksin rahva ees, eks ole, et seda ma natuke mahtu olen nüüd vähendanud uuest aastast ja nagu ongi, et pigem siis olen personaaltreeninguteks rohkem avatud. Selle koolituse osas, ma ei tea, kas ülikooli seda nagu
ülikoolis seda nagu nii-öelda ainekursuse raames teine inimene saab kuulata, et tihtipeale seal on see, et kohtade arv on piiratud ja isegi kõik tudengid ei saa, et on kindlale kursusele näiteks, et noh, praegu oligi, et see aine, mis hakkas, et nii-öelda, et 22 tükki võeti vastu sinna, aga 33 tahtjat nagu oli. Et nii-öelda, et kolmanda kursuse kehakultuuri tudengid nagu said sinna tulla kuulama, et nad saaksid selle enne lõpetamist kätte. No. Nüüd kevadel hakkab uuesti, aga noh, kuna vaata, see on selline, noh, seal on nüüd praktikumid ka sees, eks ole, et õpilased peavad praktikat ka saama, siis nagu koolituselgi see praktikagrupp, et tänu sellele ta väga suur ei ole, et selline 20 ongi lagi, et see läheb tõenäoliselt täis, aga noh, EKFL-i koolitusel selles mõttes saab osaleda, seda teooria osa saab ikka. No, alles hiljuti oli ju täiendkoolitus ka, kus tegelikult väga palju rahvast ei olnud. Noh, enam-vähem oli 12 midagi sellist, eks ole. Et noh, kindlasti see koolitus tuleb kunagi ka uuesti täiendkoolituse raames ka ja võib-olla isegi tuleb Tallinna Ülikoolis kevadel mingisuguse täiendkoolituse raames ka sarnane asi nagu see, mitte treeni teadlikult, aga nagu see, noh, mis need on need spordi täiendkoolitused, et võib-olla selle giidi alt võib nagu ka seal tulla selles suhtes. Aga et no põhimõtteliselt, kui sedasama, ütleme, jõutreeningu üldse, siis jõu ja hüpertroofia treeningu metoodikaid, üldse põhimõtteid ja praktikaid ja asju, et siis samamoodi, ma arvan, me mõlemad julgeme soovitada samamoodi ka Eesti Kulturismi Fitnessi Liidu koolitust, kus me mõlemad siis oleme koolitajad ka. Et sealt saab ka need kõik asju nagu õppida, mida me siin täna ka tegelikult rääkisime. Nojah, seda iseloomustab lihtsalt see, et noh, seal on palju arengut olnud ja noh, lihtsalt, et see areng nagu toimub pidevalt edasi. Et ikkagi nii-öelda see inimeste kogum, kes nende koolituste nii-öelda korraldamisega tegeleb, et noh, sa oled ju ise näed ka, et see on nagu hästi nagu, noh, jälle sinu sõnu kasutades orgaaniline nii-öelda, et see pidevalt nagu täieneb. Et pidevalt ta nagu liigub paremaks, et ei ole mingi üks kindel õppekava, mis on nagu aastast sama, vaid nii-öelda see teadmus ja nii-öelda, noh, need teemad nagu ei uuene täielikult, aga noh, et pidevalt ta nagu läheb paremaks ja paremaks ja paremaks, nagu sest inimesed lihtsalt nagu panevad sinna tööd sisse ja mõtlevad, et kuidas nagu seda paremaks nagu teha. Et pigem jah. Nii et selge, kuule. Aga suured tänud sulle, Siim, et tulid. Ma arvan, et saime väga põnevaid teemasid käsitleda ning ega muud midagi. Et suhtleme siis, näeme. Jah, olge toledad, ilusaid pühi. Tšau, ilusaid pühi.